No nii, tere taas kõigile pikk ette iseärele kuulajatele, episood number 347 on seekord teie ees, laua taga Kristjan Kangur, tere hommikust! Tervist! Markus Jürgenson, tere hommikut! Tere hommikust! Ja mina, Raul Õessar. Räägime täna mõistagi Premier Liiga eelviimasest voorust ja sellest, mis saab tuleval laupäeval. Viimases voorus räägime natukene karikamängudest. Ja ütleme kokkuvõtlikult Premier Liigas palju meil on neid nii-öelda pingepunkte ideaalis. Tiitel. Kes võidab tiitli, kes saab eurokohad, see on maas, kes langeb välja otse, see on maas ja kes läheb üleminekumängudele, see on veel lahti, ehk siis põhimõtteliselt neljast pingepunktist 2 on veel lahtised, 2 on... Jumal tänatud. No vähemalt on. Võiks olla palju hullem. Halvemal juhul oleks selles voorus ju kõik selgeks saanud tegelikult juba. Annab mõelda ägedamat stsenaariumit ka, aga... Tegelikult, kui Kuressaare oleks võitnud, siis oleks ju tiitel... Siis ei oleks tiitel saanud kindel olla näiteks. Kui Kuressaare oleks kindlustanud Tammeka vastu selle vahe... Jah. Üks oleks jäänud ikka õhku. Üks asi oleks jäänud. Saaks ägedamat stsenaariumi mõelda, aga käib... Aga võtame vastu. Võtame vastu, käib ka. Sest saaks olla väga palju hullem. Väga palju hullem saaks olla. Ehk siis... Jah, see pinge olukord, mis siin on viimase, ütleme... nädala pooleteise jooksul tekkinud. Mul on hea meel näha, et Raul on elus ikkagi. Ei, eelmise saate, ütleme, tagasiside, mis sinna tuli, oli ma teeks pretsedenditult, aga ütleme, tavatult rikkalik, mitmekesine. Kinnitan. Ma ka Rauliga rääkisin seal nädala keskel sõnumitest, kõnedeni. See on sama päeva õhtul, kui meil lindisime. Sõnumid, kõned ja meilid olid mulle ka. Mul olid ka kõik. Ma polnud saateski, aga isegi mulle mõni inimene kirjutas ja mõni tahtis rääkida, nii et sel teemal, nii et... Samamoodi nagu Sapinin ja Paides Televits või? Mul koju ei tulnud keegi lubad tulla. Ei, selles suhtes küll. Mõned asjad tuleb ikkagi ära klaarida. Vabandust tuleb paluda Arto Saares, kelle ma võib-olla jäi sealt lausest, ma kuulasin selle koha üle ka, jäi see mulje, nagu ma oleks teda pannud ühte patta siis vandenõuteoreetikutega, mis tegelikult ei olnud kindlasti nii mõeldud. Et Arto Saar, Paide kogukonna juht siis, kes seal Facebookis selle suluseisu otsuse osas päris mitmes kohas pani seal oma pilte ja analüüse ja asju, et see ei olnud, tema ei olnud mõeldud nii-öelda vandenõuteoreetikute sinna potti. Ja tegelikult tuleb Arto Saar ka kiita selles suhtes, et Paidel ju viimased 2 kodumängu väga korralik melu ja publiku numbrid on ka järgi tulnud, et sinna hooaja lõpus on tehtud asju ägedalt. Aga ütleme, mis minule võib-olla kõige huvitavam või kõige ootamatum tagasiside või siuke ühenduse võtmine tuli siis ma ei kontrollinud seda enne üle, kas see oli EKA joonestusosakonnast, siis tegime väikse Teamsi kõne ja selgitas mulle ära suhteliselt lihtsalt, kuidas saab sellise sarnas olukorras, kus on see sama still frame, eks ju, mida me teame, see ekraani tõmbis sellest olukorrast suluseisu määramise hetkel, on ju. Et kuidas seal saab tegelikult ise käepäraste vahenditega, ma proovisin ise järele, täitsa tavalises Paintis saab seda päris efektiivselt teha. Saab siis tõmmata ise neid jooni. Tõmmake neid jooni, siis seal ei olnud vaja joont tõmmata. Seal ei olnud vaja joont tõmmata. Okay, me jõuame sinna samma kohta, seal ei olnud vaja joont tõmmata. Paneme selle sae käima. Ma ei saa siia aru, mida me joontest tõmmame, seal oli näha ju. Kui sul vahe on 5 või 10 senti, siis on sul ei joont vaja tõmmata ju. No aga seal ei olnud ju vaja joont tõmmata. Ma vaatasin sinna, ma ütlen veel kord, ma vaatasin sinna pildile peale, ei olnud suluseisu, kõik. Ma ütleks, tõmbad neid joonist. Ühe asja selle juures, ma olen seda saanud nagu kõrvalt vaadata. Ma natukene nagu saate huvides panen natuke juurde. Ma saan aru, et sa panen natuke juurde, aga siin on vaata see üks point, et mäletate veel neid aegu, see on nagu täiesti kuidagi ära vajunud just selle nagu selle suurliigade joonte tõmbamisega, kus me oleme harjunud, et tõmbame joone ja kõik, eks ole, vaatasin alles eile vist mingit La Liga mängu, neil töötab nagu normaalselt, vaata ka see 3D pilt, eks ole, erinevalt Premier League'ist, kus 5 minutit hiljem sulle võib-olla midagi näidatakse ja siis on ka selline tunne, et kas te vahepeal joonistasite ka Paintis selle või mis teil seal toimub täpselt. Ja piiripealseid asju uuritakse 30 sekundit ja siis selgeid asju 3 minutit. Aga
seal on veel poolautomaatsed süsteemid ja asjad, premis ju nüüd kasutatakse. Ja just kui on poolautomaatne jah, aga minu meelest nad ei ole seda ka tööle saanud, aga see selle. Võib-olla see on ka siuke vändaga. Poolautomaatne ongi, et see peint tõmbab selle joone, aga sina pead panema, kus ta tõmbab. No vaat, ja kui peaks olla kohtunik ise mingeid liigutusi tegema, siis sellega on inglastel suured hädad alati, kui seal ise hakatakse midagi korraldama. Aga hakkasin nagu mõtlema, et mäletate, veel vanasti oli nagu see, et kui ikkagi nagu silma järgi abikohtunik hindas, siis ju hoiti nagu seda, et kui tundub, et on ühel joonel, siis tõlgendame ründaja kasuks. Reeglites on siiamaani sees tegelikult, kui sa oled ühel joonel, siis sa ei ole sulle just, aga et kui me veel toome selle nagu, et kas ta antud juhul Paide puhul, eks ole, kas ründav mängija oli siis nagu kaitsest, selgelt nagu, oli nagu eespool, ma mõtlen, ühel joonel oli ta kindlasti, kas võib-olla seal oli see 5 senti, 10 senti, seal võib juba vaielda, aga et selline vaieldav olukord tõlgendame ikkagi nagu ründaja kasuks, aga et kuidagi pigem meil nagu kuidagi oleme läinud selles suunas, et otsime meeleheitlikult seda 1 sentimeetrit, et saaks selle ründaja sulu seisu jätta, see on nagu, ma ei räägi praegu üldse nendest Eesti kohtunikest ega sellest Paide mängus. Kas sa räägid varrist või abikohtunikust? Üleüldine asi nagu, ma räägin pigem nagu üldse nagu suluseisule lähenemisest, ka nagu avalikult. Et kuidagi see hoiak on nagu see, et otsime, et seda sentimeetrit, eks ole, aga varem oli nagu see mingi mõistlik piir, ma tean, et seal tekib jälle see küsimus, et kui me tõmbame jooni, seda on ju ka öeldud või pakutud välja, et teeme siis joone laiemaks, siis tekib see klassikaline küsimus, eks ole, kui laiaks ja millal on joone peal, millal ei ole, siis ikkagi probleem jääb. Tasub rääkida sellest, et kui see jooni tõmbad, isegi kui see masin neid jooni tõmbab seal nii edasi, siis seal jääb tegelikult päris omajagu subjektiivsust kahes asjas. Üks asi ongi see, mis sa ütlesid, kui lai see joon on, kas sa teed niimoodi, et kui need jooned natukenegi kattuvad, siis on kohe nii-öelda ühel joonel, kui peeniks see joone, siis sa saad need jooned tõmbata niimoodi, et nad igal juhul ei kattu, paksamad siis kattuvad ja pluss veel see, et tegelikult kui sa ka neid jooni tõmbad, siis üks asi jääb ikkagi nii-öelda võib-olla seal poolautomaatse puhul ei jää, kus vist on mingisugused sensorid ja andurid palli sees. Ja need kaamerid ka nagu automaatselt kuidagi tuvastavad selle, aga ütleme, kui sa neid jooni nii-öelda pooleldi käsitsi tõmbad, siis seal jääb ikkagi see subjektiivsus jääb sisse, et kui sa oled, eks ju, liikumises sinu varvas tavaliselt, mis on vastu maad, ei ole reeglina, mingites olukordades on, aga ei ole reeglina see kõige kaugem koht, mis on sul nii-öelda kõige värava poolsem, eks ju. Ehk siis, kui sul on õhus mingisugune õlg, põlv, siis sa pead sellest tõmbama ikkagi nii-öelda manuaalselt selle projektsiooni justkui, et kui kaugel ta on. Aga sa katsetasid, räägi sulle jutt polli, et sa katsetasid. Ei, ma katsetasin jah, tulemus tuli sisuliselt sama, minimaalselt mingid mõõtmisvead ja niisugused väiksed ebatäpsused, see on ju ekraan tõmmis natukene kergelt pikseldatud videost, aga see sisuliselt tuli ikkagi sama tulemus. Kusjuures ärme unustame veel ühte kolmandat asja, söödu hetk. Ja, selle määramine on ka ju käsitsi, sa paned sealt stop-kaadri pead leidma selle täpselt õigel hetkel, millal seal on ju tõesti sekundi murdosa võib olla. Ja me oleme sellest rääkinud, et sellisel juhul me peaks, kui me tahame jõbe täpseks seda ajada, et siis on vaja täpselt ka tabada see, et kui täpselt sellel hetkel, kui sise külje pealt see pall ära. Aga jällegi, kuhu me välja jõuame, miks meil Eestis on selline, et me ei suuda seda võib-olla nii täpselt seda söödu hetke alati täpselt paika panna ja sellepärast meil ongi see joonte tõmbamine, see on nagu ära jäetud, ehk et kui me ei suuda seda ühte asja täpselt teha, siis meil ei ole ka teist asja, see oleks nagu tekitaks niisuguse veidra olukorra, kus me justkui selle palli tabamise punkti osas võib-olla seal on lõtk sees, aga mingit teist asja me mõõdame hästi-hästi nagu millimeetri täpsusega. Ehk siis ongi jäetud see, et kui seal on ilmselge eksimus abikohtuniku puhul, siis me muudame selle ümber. Kui see ongi, ma ei tea, isegi kui sa Markus Jürgensen silmaga vaatab, et seal on sulu seis, aga tegelikult see perspektiiv on seal natukene teistsugune ja see võib olla tegelikult selline või siis kui sa mõtled ajas seda 5 või 10 sentimeetrit, see on ju murdosa sekundist. Eriti kui eks ole arvestada, et ründaja kaitse enamasti liiguvad nagu vastassuundades. Ehk siis sellisel juhul me ei sekku, vaid me jätame selle otsuse just, mis väljakul lihtsalt toimus. No jah, kõik see on äge, aga mulle üllatus. Nii, mis tagasisidet sina sai? Ei, ma sain igasugust, ma ei viitsi sellest siin rääkida. Kirjutage ikka, helistage, et see on kihvt, aga
vaata, inimestele läheb korda vähemalt. Mõtle, kui oleks täiesti siuke asi üleval ja kõigil on kuule, inimesed möödunud nädalal käidi Terevisioonis, ma ei tea, Ringvaates, kus seal kõik jalgpall on pildis. Pildis, selles mõttes oli mul ülihea meel. ERR käis, eks ole, videokohtunike tööga tutvumas, nad on kindlasti seda enne ka teinud, ma arvan, jälle, eks ole, uuesti teema üle nagu, aga jah, muidugi tahaks, et see huvi tuleks mitte läbi mingite jamade, vaid positiivselt. Kusjuures see mäng ise tegelikult oli nagu andis põhjust, aga kindlasti ei oleks, kui seda asja poleks seal olnud lõpus, näiteks lihtsalt seda olukorda poleks olnud, siis kindlasti ei oleks jalgpall ju nii kuum teema olnud. Kusjuures eile Transi-Levadia mängus tegelikult ka selline keeruline olukord. Ma proovisin, aga seal oli see nurk oli nii seljaga, et seal ei olnud isegi nagu seda karistusala, seal on vaja võimalikult palju paralleelseid jooni. Seal ei olnud isegi, see oli 16 kasti kaamera, aga 16 kasti polnud näha, kui nad hakkas tulema keskringist. Ja keskjoone kaamera on suht hea nagu pildi selle kohta. Jah, see ülekandesse ei jõudnud, ma ei tea, võib-olla koht, tõenäoliselt varruumis oli see olemas, ma eeldan, aga sealt, see oli tõesti selline, ma arvan, isegi keskjoone kaamerast ei olnud võimalik nagu kindlalt öelda, ümber pöörata asja. Seal võis olla küll suluseis, aga kui ta oli, siis ta oli napp. Ja ta oli oluline hetk, eks ole, selles mõttes, et kui Trans oleks 3-1, siis oleks saanud mängida veel kõvasti ja võib-olla oleks hakanud midagi juhtuma, jäi 3-0, siis tuli varsti punane ja asi läbi, aga lihtsalt jällegi see, et tõenäoliselt sellele suluseisule ei oleks üldse nii palju tähelepanu pööratud, kui nädal varem ei oleks olnud seda Paide olukorda. Aga kas ma sain õigesti aru, et meil osadel, tegelikult meil on see võimekus või see asi olemas, neid jooni tõmmata mingitel staadionitel, see sõltub ka mingist siis... Seal, ma saan aru, et seal on osadel staadionitel lihtsalt, kus on see kaamerad on madalamal või väljakule lähemal, kus nad ei hooma nagu seda tervet väljakut kogu aeg korraga ja vaata, kui sul näiteks päike paistab vastu päiksepaistelisel päeval, eks ju, siis need jooned, neid ei ole hästi näha näiteks. Tuleb kohe näiteks Narva pähe, eks ole. Ja vanasti Kadrioru ka. Jah, just. Et kui seal teiselt poolt filmiti, kus ma mäletan vahel kommenteerida oli seal täiesti nagu sellepärast reaalselt raske, et sa ei näe, sul on roheline väljak ja 22 tumedat kogu lihtsalt, kes jooksevad selle. Sa ei näe ekraani. Jah, ekraani ka. Ja sa ei näe ka otse. Ekraani näeb, sest ekraan on nagu teistpidi. Jah, aga seal tekkis kuidagi isegi mingi selline asi, et isegi ma ei tea, kas ta peegeldab kuskilt tagasi või tekib mingi valgusefekt või oled sa lihtsalt ise nii pimestatud sellest, et sa tõstad pilgu, vaatad otse madalasse päikesesse ja kui sa siis ekraani vaatad, siis sa ei näe ikka mitte midagi. Et meil mängitakse, eks ole, sel aastal on vedanud sügisega vähemalt, aga et me mängime ju ka teinekord, kus on mingit lund, mingit läga sajab, eks ole, et kui sa mängid A. Le Coq Arenal, kus kaamerad on kõrgel, kus nagu sa ütled, eks ole, täpselt on see võimalus isegi kogu väljak võtta, eks ole, ühte pilti, siis on see tehtav. Ma ei tea, kas siin on reilingute peal, võib-olla siiamaani on need markeriga tehtud märgid alles sellest, kui siin superkarika finaali, Euroopa superkarika finaali kunagi mängiti, siis kunagi kuskilt ülemiselt korruselt avastasin mingit otsajoonega ilusti kohakuti on mingisugused märked, et siin oli see kaamera ja need, siis oli kõik tehnoloogia ülemal, siin oli mingi 30 kaamerat või palju neid oli. Aga okei, võtame, see on leeratud teema. Ma võtan selle kokku siis. Võta? Ei, ma olen endiselt... Ma nagu reserveerin igaks juhuks või viimase aga nii. Mul on enda arvamus, see on lihtsalt minu arvamus või ma ei tea. Et endiselt selle stop-kaadri põhjal, mis seal näidati too mäng, kas mina olen loll või ma vaatasin seal ju selle kaare järg, täitsa nagu talupoja mõistusega, ma vaatasin seal kaare järgi on aru saada, et see üks jalg on, selle kaitse jalg oli seal sellele kaarele lähemal. Kui see jalg oleks olnud 5 sentimeetrit eespool, kas sa oleks arvanud samamoodi? No ma ei tea, lase AI-l teha siuke pilt, kus ta on 5 senti eespool ja siis vaatame pane stop-kaadrisse. Ma olen näinud, kohtunikud vaatasid ja proovisid seda. Tõstsid vist tõug ja tõstsid vist kas 5 või 10 sentimeetrit tahapoole. See pilt nagu väga oluliselt ei muutunud. See mulje ei muutunud, natuke ikka muutus, aga see mulje ei ikkagi seda, et seda suluseisu kindlasti ei olnud. Ehk siis ma ei ole üks projektsiooni näinud, aga ma hea meelega vaataks seda. Selle nurgalt petab kindlasti natukene. Ma ütleks omalt poolt nagu küll laiendada seda, et jätame selle konkreetse 5 sentimeetrit, 10 sentimeetrit, pool meetrit, kõik nagu selle korraks, aga see, mille sa välja tõid eelmine kord, et need reaktsioonid, eks, et need läksid tõesti absurdi kohati. Selge on ka see, et ütleme, tihtipeale inimesed reageerivad
väga, meil on ikkagi niisugune sotsmeedia ajastu, pauguta, eks ole, pane niisugune viska õhku mingi eriti äge kirves, nagu, eks ole. Kommentaare polegi vaja. Ja siis just täpselt, siin ei olegi midagi öelda, eks ole, see on alati klassik. Kõigile on ju niigi selge, mis toimub ja nii edasi. Et viska kirves õhku, jookse nurga taha, vaata, kellele pähe kukub, eks ole. Aga tõsiselt rääkides, siis tegelikult mind pani selles mõttes, mind tegi see kurvaks, et kui ma mõtlen nagu mingite muude alade ja asjade peale, et tegelikult üks näide, kus ka, need on erinevad alad, seda korvpalli mängitakse saalis, seal on see kõik palju lihtsam, seal videokorduste süsteem, eks ole, on see on palju kergem nagu asju järele vaadata. Samas seal on, kui sul üle telemäng, sul ongi vist ainult 2 kaamerat. Ja ütleme, mingid teatavaid muutujaid on nagu jälle rohkem kuidagi ja nad on teistsugused, ütleme, aga ma ei mäleta seda, vaata korvpallis on ju ka see mis vile, eks ole, kus vaadatakse kohtunike asju üle ja sealt tuleb ka välja, et kohtunikud ikka eksivad ka vahel mingites suht olulistes olukordades, seda küll on, see videovaide süsteem on vähendanud kõvasti, aga ikka tuleb ette, kõik on inimesed, eks ole. Ja selles mul näiteks isiklikult, loed siin mujalt maailmast, eks ole, et kohtunikud panevad Türgis, eks ole, kohtunikud panevad panuseid, Poolas oli jälle mingisugune skandaal. Et ma usun, et Eesti kohtunikud teevad oma tööd nii hästi, kui nad oskavad, siin olen kuulnud ka mingisuguseid üleskutseid umbes stiilis, et neid on vaja häbistada ja neile koht kätte näidata, et kutsume väliskohtunikud, selles mõttes, et väliskohtunike kutsumise üle me võime arutada. Ma ei usu ka, et see mingi lahendus oleks, sest nad tegelikult tulevad, teevad nad 1 või 10 mängu, eks nad lähevad minema ju jälle. Kas see nagu lahendab, kas see tõstab Eesti kohtunike taset? Ma ei usu. Jalgpalliliit on päris pikalt ju rääkinud ka seda, et nagu me ikkagi usaldame enda kohtunikke, me ei soovi tuua välismaalt, mis on tegelikult mingites riikides on ju suhteliselt levinud praktika, eks ju. Kas just Lätis või Leedus kuskil ei tehtud? Eesti kohtunikud on ise käinud välismaal, eks ole. Need naftariigid on teine, siis nad tahavadki võimalikult nagu ägedaid ja võimsad kohtunikke, aga lihtsalt mingites Türgis ja kuskil, kus on see nagu eriti tuline see teema, on ju, et lihtsalt see surve on lihtsalt nii suur, et võib-olla seal enda kohtunikud ka võib-olla ei tahagi neid. Et täpselt nii nagu Eesti jalgpallurid üritavad oma tööd väljakul ja Eesti treenerid, eks ole, väljaku kõrval teha nii hästi, kui nad oskavad, siis ma olen täitsa kindel, et kohtunikud samamoodi. See, et vigu tuleb, alati saaks paremini, aga nii on lihtsalt. Ja lihtsalt see ka, et Eesti kohtunikud jube kehvad, et ma ei ole kohanud veel mitte ühtegi jalgpalliriiki, kus oleks kohtunikuga jube rahul nagu, et kus meil nii kõvad kohtunikud. Rahu, me jõuame veel kohtunike kiitmiseni täna. Me jõuame täna kohtunike kiitmiseni. Ma ütlen tiiserina ära, et ma kavatsen kiita täna. Ma kavatsen teistpidi ka minna. Haruldane hetk. Ei, selles mõttes on aus, et kui nagu tavaliselt ainult paneme kriitikat. Alati ei pane, me oleme kiitnud ka. Oleme kiitnud ka, kui on põhjust, siis kiidame ka. Aga see lihtsalt, kui ma nagu vaatan seda, eks ole, ja korvpallis sellele, eks ole, isegi kui pannakse täiesti puusse mingite asjadega, ma ei ole täheldanud, korvpall on üks näide, ma ei ole täheldanud seda, et siis hakkaks umbes jutud, et vot näed, see on kinni makstud, seal on midagi tehtud, see vend töötas enne, vot seal klubis, eks ole, need asjad on kõik omavahel seotud, just õudne vandenõuteooria, õudsed paranoiad. Et ma lihtsalt nagu vaatan ja mõtlen, et aga miks see Eesti jalgpallis nagu sinna on jõudnud? Ja siin ma ütleks, et ja jällegi, kui me räägime alaliidu seotusest, alati on hea tuua seda Soome näidet, eks ole, et seal on ju ka Kupsi president aastaid olnud alaliidu president. Ma tunnistan igapäevaselt, ma ei jälgi, mis Soome jalkas toimub, aga aeg-ajalt ikka uudiseid vaatad ja loed ja ei ole sellist möllu. Järelikult suudetakse asju teha niimoodi, et selline teema ei kerki õhku. Kups eile võitis tähtsa mängu. 3-2 vaatasin, 3-2 tiitlimäng oli. Kups mängib siin eurosarju ja asju ka, et neil ei ole lihtne nagu üldse praegu. Aga ühesõnaga see, et meil nagu, nii kui nagu jalgpallis midagi sellist piiripealset juhtub, siis kohe hakkab selline, mille peale inimesed isegi pärast ka ütlevad, et eks ma veits provotseerisin ka, eks ole, et lihtsalt, see näitab minu meelest seda, et on see siis Flora kaudu Aivar Pohlak, inimestel on kõrini sellest lihtsalt. Järelikult ma ütleks nagu, et see foon, mis on tekkinud, alati võib öelda, et kõik on rikutud mõtlemisega, see on nende enda probleem. Aastatega ju siis järelikult on tekkinud selline foon sellele kõigele, et inimesed ei usalda kohtunikke, ei usalda seda, et kogu see meie liiga, kogu see värk on aus. Selle kohta saab alati ka öelda, et kui sa tahaks nagu Florale ära vilistada, siis sa ei hakka seda tegema sellise mängu viimasel minutil. Meil on 36-vooruline hooaeg. Sa saad seda teha seal varem väga palju peenemate asjadega, kui sa tahad nii, et selle mängu eel on vahe juba 8 punkti ja tiitel on käes, kui sa tahad ära vilistada. Seda ma ei usu. Aga mul on sellest lihtsalt jube kahju, et need reaktsioonid,
ja nad on tegelikult alati sellised. Et minu meelest see on nüüd, nimetame seda siis mingiks usalduskriisiks, aga et noh, see on vaieldamatult olemas. Ja noh, okei, meil olid demokraatlikud valimised ära, kuigi neid hiljem ka üritati, ma ei tea, mis palee pöördeks ja milleks iganes tituleerida, eks ole, et noh, see ka omakorda tekitab inimestel sellise tunde, et millega me siin tegeleme, et kas ongi nagu põlistatud võim nii-öelda igavesest ajast igavesti või mis asi see on, et inimesed, kes nagu tahtsid muutust, nad tahtsid muutust teatud põhjustel, sellele tasuks nagu otsa vaadata ja sellele ka, et siin kuvand on hästi oluline, kuvandit on hästi oluliseks peetud Eesti jalgpalli juures nagu alati, premium-liiga kuvandit ka, et aga seda kuvandit mõjutab ju kõik see, mida sa nagu igapäevaselt teed ja kui seal on, et pidevad jooned jooksevad, alustades igasugust arenguvestlustest kuni mingite kõnedeni kohtunikele, kus kellelegi öeldakse umbes, et noh, sa alateadlikult oled kellegi poolt, noh, mul nagu puudub ka usk, et Jur Fischer oleks sellist asja nagu nullist hakanud välja mõtlema jällegi, eks ole, konkreetselt temast sellest näitest rääkides. Et noh, vaat see nagu õõnestab kõike seda, et mul ongi nagu kahju sellest, et noh, kasvõi sellest, eks ole ka, et Flora sai selle punkti, millel nüüd paljude silmis on nagu mingisugune halb maik küljes, eks ole, et noh, Flora ei ole seda väärt, kohtunikud ei ole seda väärt, noh, kogu see Eesti jalgpall ei ole seda väärt tegelikult. Ma lugesin just uudist, kui sa siin Kossu ja välismaa kohtunikud mängu tõid, see oli uudis, et Serbias korvpallikohtuniku kodust leiti 250,000 sularaha, mis seal täiesti läbi otsimine. Oota, kas ta oli sama, kes Tallinna Sadamat? Ja siis ma lugesin, et Serbia ja siis vaatasin Uroš Nikolic oli nimi. See oli meie fitness treener, siis võtsin kohe kirja talle, et küsisin, kas ta oled karjääri vahetanud või millega tegeleb seal. Siis ta naeris, aga ei seal Serbias satub tihti neid sarnase nimega vendasid. Kihvt, jah. Kuule, lähme siis jalgpalli juurde ka või? Millest me muidu seni nagu? Ütleme jalgpalli välistest asjadest ja kõigest muust. Võtame selle 35. vooru ette, laupäeval ainult üks mäng, Flora Kure oli siis ikkagi Flora jaoks väga-väga pingeline mäng. Meil olid nädalasised karikamängud, nendest räägime hiljem. Või võtame karikamängud enne? Võtame karikamängud enne, lähme kronoloogiliselt. Me saaks meeskondade kaupa ka siduda, kui tahaks. Aga. Jah, räägime sellest Flora Levadiast kõigepealt, eks ju, karikamängudest. 3-1, Flora võidab lisaajal, aga see mäng, mulle tundub, et Flora jaoks see võis olla emotsionaalselt nagu väga-väga magus võit, eriti arvestades seda, et noh, sa tuled, eks ju, kaotusseisust välja, suhteliselt hilja viigistad selle mängu, ja kui sa vaatad neid koosseise, kes olid nagu lisaajal platsil, see oli päris sünge kontrast ju. Noh, sisuliselt Levadial oli põhikoosseis, kus oli 3 vahetusmängijat ja Floral oli teine koosseis, kus oli 3 põhimängijat platsil. Ja Flora pani ära seal lisaajal. No seal jah, rollid vahetusid tegelikult seal tunni möödudes need nagu päris kardinaalselt need rollid vahetusid ju tegelikult. Et kindlasti oli see emotsionaalselt neile väga oluline, et noh, mängu algus tõotas nagu, see põhikoosseisud ju andsid aimdust nagu, kuidas mõlemad peatreenerid mõtlesid ja plaanisid. Päris suur nagu teema oli see, et Flora nagu väga ei promonud seda mängu enne, seal samu mängupäeva hommikul või pärast lõunal või lõunal tuli alles mingi esimene postitus selle kohta, et täna mäng, et tulge terbit vaatama. Ma ei tea, kas seda isegi reklaamiti kui terbit, vaid lihtsalt umbes, et tulge mängule. Mingi karikamäng on jah, et seal oli samal ajal suurelt reklaamit seda lõupäevast mängu on ju. Ega Levadia nagu ka suurt möllu ei teinud, aga tuletan meelde, et Flora kodumäng, eks ole. Aga lihtsalt, kui need koosseisud välja tulid, siis natuke mõtlesin, et võib-olla sellepärast siis. Et tegelikult oli ju nagu siuke Flora U23 versus Levadia U23 natuke. No aga nende U23 poiste jaoks on see, nende jaoks oli see oluline. Ei muidugi. Oleme tausad muidugi, kui ma vaatan seda Flora algkoossi, siis võib-olla Mark-Hendrik Kukk oli, eks ole, selline nii-öelda nagu päris mitte põhimees nagu, et teised on ikkagi hooaja jooksul kõik siin rohkem või vähem peale. Kõik on mänginud, aga kes on praegu nii-öelda algusrivisse mees. Ja enne mängu võid igast asju seal mõelda ja vaadata koosseise, aga lõpuks see mäng ikkagi keris ka vaikselt tuurid üles, et selles mõttes, et
et võttis nagu ei no pinged olid lõpuks üleval, on ju, noh see mängu algus muidugi, see kus Kristjan Lapa, noh tuletas meelde, et selline mees on ka endiselt olemas, eks Floras, on ju, et Premier Liiga tasemel mees terve hooaeg sisuliselt 3. väravahine ju passinud, et sai ka lõpuks põllule ja kapten. Ja tegi ju väga, väga korraliku seal esimese pool tunni jooksul ka 2-3 korda päästis. Hoidis, tagantjärgi võib öelda, hoidis Florat mängus. Ja see esimese värava, Tammiku värava ajal ka ju tema tõrje oli see, mille järel sealt Tammik lõpuks sai löögile kaugele. Lapal on ju Premium liigas 0 ring sel loal täiesti. No mõtlen, et ta on ju terve hooaja istunud sisuliselt. Ja selle mängu kontekstis ma tahakski kiita mängu peakohtaniku, kes võttis jumala mõnusa joone sellele mängule või selles mängus, et andis nagu, ma ei tea, seal natuke aega läks mängust mööda, kui oli nagu selge, millist joont täna võtaks, mingid väikseid kõksed ära vilistanud oli näha kuidagi, et mängu peakohtunik oli see Tohver ju. Sa ju oli kuidagi, selles mõttes, oli kuidagi ennast häälestanud ka sellisele terbilainele, et mulle hästi meeldis ja vast ei ole juhus, kui siin Jalka värske number tuli juba välja või tuleb, eks ole. Tuli juba, et mängijate küsitluses Tohver, ütleme, nagu päris üksmeelselt kinni ei pane seda, see protsent oli ikka võimas. Kõigil 3 hooajal, kui me oleme küsinud seda, et kes on sinu lemmik Premier Liiga kohtunik, siis on Kristjan Tohver võitnud selle, et ja vist mitte napilt, vaid no suhteliselt selgelt, kes seal oli mingi seekord oli vist, ma ei tea, 30 midagi protsenti. Plus lisaks veel seal, ma ei ole muidugi mingi kohtuniku spetsialist, aga kõik need mingid sellised kahtlesemad olukorrad, ta oli, just jälgisin, et oli päris heas positsioonis kogu aeg, et oma silmaga ja päris lähedal, et nendele mingitele penaltikõksudele, mis seal küsiti korraks. Et väga, mulle väga meeldis. Ja mäng tõmbas ka lõpus ikkagi seal Frent ka läks. Ma vaatasin spetsiaalselt üle selle lõpu üle hetki. See oli päris pull, on ju. Lõpu üle käis, lepist muidu kõndis nagu keskjoone pool, lõpu üle käis Flora pingi pool. Ja arvusust rahuliku sammuga läks, aga suund oli selge. Pilk oli. Seal oli konkreetselt seda, mis selle El Chiringuito või mis see Hispaania saade on, vaata, kus neid huultelt lugejaid kasutavad. Ja. See oleks kindlasti seda vaja läinud, et mis seal nagu täpselt siis öeldi, et aga jälle Rauno Sappinen aktsioonis seal. Me isegi ei mänginud, aga teist mängu järjest on seal lõpus, ütleme, kutsub külla inimesi. Sappinen oli kõige kogenum vendist pingi peal. Kuidagi peab võistkonnale kasulik olema ju, kui sa platsile ei saa. Ja see oli lihtsalt see, et keegi kuskilt Flora pingi pealt tuli mingisugune naerupahvakas, kui Brendil läks üks pikk sööt, vist üle jala läks out ja siis pingi pealt tuli mingi süke mingi naerupahvakas ja siis Brent läks ütlema, et nii ei ole. Stay classy või? Ei, ma ei tea, seda ma ei oska huultel lugeda. Aga ei midagi, et seal neid vanu asju polnud üleval. Seda aprillist asja polnud üleval, see kus ka pandi korra need lõuad vastamisi. See oli nagu sportlik võitlus. Väga sportlik ja mõnes. See oli siuke, jah, mehed mürasid natukene nagu, aga... Ja me kellegiga just arvutasime, et vaata, aga mis see, ärge minge vahele, meeskonnakaaslased, vaata, miks sa vahele lähed? Et vaatame siis, lähed sinna, ja mis sa teed siis? Aga mis nad teevad? Seisad, sa ju ei löö, sa ei lähe ju kallale, sa ju ei taodad ära. Ei, need kontakt seal kindlasti tekib, sa võib-olla paned nagu otsmikud vastamisi. Paned otsmiku vastamisi, aga mis hakkame lõuga panema üks teisele või? Ilmselt jah, rusikalöökideni läheks. Minu soovitus on meeskonnakaaslased, ärge minge vahele. Aga vaata... Et see on nagu see, hoidke mind nüüd tagasi. No mine siis, palun, mis teed siis? Aga vaata, kui mingi selline olukord tekib, siis ju seal on igasugused distsiplinaar küsimused kohe mängus. Praegu siit ju ei tehta midagi selle eest, kui see on niisama... Nagu kaks jalgpallurit erinevates meeskondades pärast lõpuvilet korra saavad pannud rinnad vastamisi. Rinnad kokku, ütleme, tõukavad, seal läheb nagu asi... väike tõuklemine, aga siis ei tohiks keegi sinna juurde minna. Oled sa just vaadanud nagu seda, aga mõtled, siis saab ju sinu võistkonnakaaslane saab ka ju karistada. Kui sul on Sappinen näiteks, et ma ei tea, saab mingi sükse karistuse, et ta ei saa Premier Liigas näiteks viimased 2 vooru mängida, sa lähed ju vahele. Ei no, aga siis sa usaldadki kogenud mängijaid, eks ole, et küll nad suudavad nagu niimoodi seal need rinnad vastamisi panna, aga et pealiigates keegi ei tee. Sa võid ise kogenud mängija olla, aga kui sul tuleb, ütleme, 100 kraadi tuline lepistu vastu, kes läheb näiteks, antud juhul, kes läheb sinuga tõuklema, siis siis on ju kohtunikel väga tavapärane otsus mõlemale anda. Ei no, aga siis oled siis nagu kogenud jalgpallur või ei ole, siis paned hirmsa taivi, kukud karjatades selili, lepistu saab punase, sinul on kõik hästi, lihtne.
sest vaat minu meelest on see, et mis nagu räägib selle Maxi teooria kasuks, on see, et tihtipeale on nii, et noh, see esimene tõuklemine on ära ja siis keegi läheb lahutama, siis keegi läheb lahutajaid lahutama, siis tuleb sealt nurgast veel mingisugune 7. vend. Keegi tuleb hästi suure hooga. Keegi tuleb suure hooga kuskilt selja tagant, eks ole, siis jookseb ära pärast. Ja siis enamasti need on need, nagu kooli ajal, eks ole, kes tagasi läks tegema, see tavaliselt pärast seisis nurgas. Et sealt tuleb tihtipeale nagu see. Ja noh, siis üldiselt muidugi neid, selles mõttes neid nii-öelda kaklus saad nagu ka see, et ässita ei ole, aga vert tahaks näha. me ei taha seda näha, ei, me ei taha. Natuke ikka tahaks. Äkki las poisid meravad veits. Aga siis ei saa kõige karistada, kui nad lähed vastamisi ja siis karjut üksteise peale nagu. Räägib tarhoikult, kogenud inimesed. Lepistul ongi siuke kõva hääl nagu, et see. Aga ei, no see tihti minu meelest nagu ongi just see, et noh, vaatad neid siis need nii-öelda kaklased on ka see, et noh, hoidke mind kinni ja siis aktiivne taganemine. Selles mõttes jalgpall on nagu vähe muutunud, vaata, kus see kuulus klipp on, kus see Maradona ikkagi selle, noh, need on kaklused, vaata, Maradona paneb põlvega seal väljaku peal, noh, seal olid korralikud kakelungid, et Maradonal olid seal ka, ütleme, seal isegi on Alaver-poisike nagu selles mõttes, et selle mehe ainetarbimised olid teisel tasemel ikka täiesti. Just lugesin lugu, kuidas Oasise poisid isegi olid kuskil Argentiinas, olid paaris ja siis oli Maradona saabunud sinna teisele korrusele ja siis oli, et kas saaks kohtuda. Noh, läksid ja ütlesid, et tema vist väga aru ei saanud, et kus ta on ja kellega ta siin on, aga et pildi saime ära tehtud, aga et olid, kui juba need mehed ütlevad, et ikkagi silmad olid nagu alustassi suurused, siis võib uskuda vast. Ärme Maradona aegadesse tagasi läheme. Aga noh, niimoodi ta ei. Flora seis edasi. Veerandfinaali. Levadia jäi välja ja neid Premier League võistkondi, kes välja jäid, oli omajagu veel. Paide Tammeka teine Premier League nii-öelda kahe võistkonna omavaheline toll lõppes siis Paide kindla võiduga kodus. Paide jaoks, nagu OS Siljev ju pärast seda Flora mängu ütles, see oli meie hooaja lõpu kõige olulisem mäng. Seal nad võitsid ja veerandfinaalis kõik on endiselt nende kätes, euro koht on ju. 4. koht on nüüd neil Premier League'is ka kindel selle nädalavahetusega, nii et karikas jääbki ainult veel nii-öelda neil õhku, aga noh, kuna Levadia on nüüd välja langenud, siis Paide peab lootma sellele, et nad võidavad kas ise ja Kalju langes ka välja. Või võidab Flora, on ju. See Paide Tammeka, natukene, okei, Tammeka ei läinud seal mingi päris B-koosseisuga, aga et kui vaatad, mis vahetusi tehti ja lükkeid, siis Paide läks tõesti nagu nii-öelda täiega. Et seal see ka natuke aitas. Ja alati, kui nagu eeldatav soosik 3. minutil kohe esimese ära lööb, siis on abiks. Aga mis Kalju mängu puhul muidugi oli see, et Kalju Viimsi 0-1, ütleme siis ära, esimene selline, või selline kõige suurem šokk tulemus selles. No ikkagi selles mõttes üllatus ja mitte just nagu võib-olla isegi nagu tulemuse mõttes üllatus, et Viimsi on ju tegelikult seal Premium-liiga ukse taga kolistanud juba päris tükk aega. Ja teeb seda kohe uuesti, eks ole. Kalju, okei, seal oli ka tõesti koosseisus omajagu muudatusi, aga ma ütleks, et ma täiesti täispikkuses seda mängu vaadata ei saanud, aga nii palju kui nagu õnnestus jälgida, siis ma ütleks, et Viimsi oli parem meeskond väljakul. Et see oli nagu just, Kaljul ma ei tea, kas see on nii-öelda, ega tegelikult kui nüüd hüppame selle liigamängu juurde korraks Tammeka vastu, et ega seal ka nad olid suhteliselt kehvad ikka. Aga said sealt vähemalt tulemuse kätte, mida neil vaja oli. Seal see karika koosseis oli ikkagi nagu, see algkoosseis eriti oli ikkagi võrdlemisi selline, enam-vähem nagu Flora Levadia seal. Kui ma vaatan, eks ole, kes muidu... Seal mingid Boronitšikovid ja... Ja ma vaatan tegelikult, et kes nagu muidu alustavad, Musoliitin, Tambedu, Männilaan, loeme Patrikeevsi ka nagu siia hulka, eks ole, ta pigem on nagu põhimees. Aga ülejäänud ikkagi, Sinemer M. Godwinid ja kõik need vennad ja just Boronitšikovid ja Johannes Lillemets näiteks, eks ole, et ei Tiago Baptista, kellest oleme ka rääkinud, et esiliigas lööb küll, oleks võinud ju nagu tuttavas keskkonnas olla. Aga vaat ei tulnud. Kolmset korjati ka. Ma ei tea, Tammeka peab värisema nüüd või? Viimsi on nagu tormihoietsu andnud igatahes ülemineku mängu teel. Praegu seisuga tundub, et Tammeka on ja seal on veel lahtine, kas Tammeka või Kurassaar. Jah, Kristjan Jaak ütles, et kolistavad uksed, aga ma pigem ütlen kraabivad. Kraabivad. Nagu vaikselt. Ootame need mängud ära, siis vaatame. Ütleme, eelmisel aastal ikkagi seal juba seal oli üks jalg oli uksest sees peaaegu. Rammiti seda ust päris kõvasti ja see lukk peaaegu endis järele. See oli natuke... Mis oli kokkuvõttes eelmine aasta? Lisaajal ju Kalev võitsi.
et no kui see pole kolistamine. Kindlasti Viimsile andis see usku ja sükest eneseusku eelkõige. See näiteks üleminekumängudeks. Kuigi see võib, sinna natuke on aega veel. Pluss see, et sa oled seal üleminekutel olnud, vaata, et sa juba tead, mis see on, eks ole, alles nüüd eelmisel aastal, et nüüd oleks nagu hea hetk teha see järgmine samm, aga näis, kindlasti ma ütleks, et Tammeka on haavatav. Nad on selgelt soosikud, siin ei ole nagu küsimustki. Aga nad on praegu haavatavad, kahtumata. Jah, üleminekumängud siis pärast koondise pausi peaksid olema nädalase vahega 2 mängu laupäeval ja laupäeval minu andmetel. Ehk siis seal vist 28-29 november, mis selle kuupäev seal on, et tegelikult peaaegu 6 aja pärast alles selgub see 10. võistkond järgmise aasta Premier Liigas. Ja üks mäng, millest me ka eelmine saade rääksime karikas Harju United võttis seal revanži 1-0, teist aastat järjest samas paaris karikas siis võidab esiliigas parasjagu olev võistkond. Mängiti päris hästi ka tegelikult, et selle eelmise aasta karikamänguga ei olnud midagi võrrelda, et vaatasin seda mängu ka täispikkuses ja oli siuke täitsa asjalik mäng ja United tegelikult näitas päris head mängu. Ja nad tahtsid ju vaata saada pilti ette, hea siuke võrdlus, eks ole, Premium liiga, väga tublilt väike demo, uueks hooajaks. Jah, väga tublilt mänginud Harjuga. Ütleme näiteks, kui sa mängid praegu Tallinna Kaleviga, siis sa ei saa nagu sellist pilti päris ette, nagu sa tahaksid ilmselt. Aga jah, ja Harju mängis ju, kuna neil nagu ütleme, oli vist veel võimalusi, eks ole, sel hetkel või kindlustasid nad? Harju kindlustas laupäeval. Kindlustasid, jah. Kuressaare kaotusega. Jah, just, täpselt. Et veel oli natuke lahtine, aga Harju läks sinna ikkagi kõva koosseisuga ja et United sai nagu selle kätte, mis nad tahtsid. Aga samas, kui ma vaatan praegu lihtsalt nagu Unitedi algkoosseisu, siis siin on ju, ärme isegi nagu seal Frolobidest ja Beglarishvilidest räägime, et võtame siin Nikita Vassiljev, Läänelaid, isegi Mattias Palts, kellel ka nagu Premium liigast kogemust on, et seal põdeda ei ole midagi. Ja ülejäänud meestest seal õige mitmed ju mängisid Unitedi eest siin eelmisel hooajal juba kõrgliigas, et Merilai ja kes seal on. Et seal ma arvan, United sai nagu enesekindlust kõvasti juurde, et proovime nüüd nii-öelda Harjut teha, ehk siis teisel katsel püsima ka jääda. Ja tundus, et ka emotsionaalselt oli see nende jaoks oluline, sellepärast värava tähistust vaadates, siis seal ikkagi pink jooksis ja kõik. Seal oli selgelt, ütleme, Unitedil oli nagu rohkem tõestada kui Harjul. Ja see värav oli suht ju mängu lõpus ka, et lisas ka veel nagu emotsiooni juurde. Karika veerandfinaalide loosimised siis järgmine aasta veebruaris. Seal avamisel pärast superkarikat. Traditsiooniliselt on olnud, aga paar mängu võib-olla veel lihtsalt korra mainida. Kui sa ütlesid, et tavaliselt Soosik läheb 4. minutil juhtima, siis läheb nii nagu läheb, aga Kalevi Elva mängus ju Kalev läks seal vist juba 3. minutil või 3.4. läks juhtima ja Elva ju kohe vastas põhimõtteliselt on ju. Et seal tipphetkede video oli tükk aega jõudnud kesta ja ei olnud nagu esimesest 10 minutist üle saanud, et seal alguses kohe toimus, Tehvandi staadionil toimus muidu mäng, mis oli nagu harjumatu vaadata nagu, et see on see tõus, kust ma olen üles suusatanud kümneid sadu korda, et see mängiti jalkat ka seal nagu. Sa nägid seda tõusu seal, ütleme, muidu Tehvandi staadion vahva, aga tipphetkede põhjal jõle pime oli küll. Kuidagi oled selle Premium liiga valgustusega harjunud, siis on selge, et seal ju seda ei ole. Et siis ei ole teil häda nagu midagi siin Premium liigat mängida, et kõik on tipp-topp. Aga seal oli ju Kalev raiskas. Üks püsis päris kaua, Kalev raiskas, Uustaeg siis penalti läks ju, aga Sukonda seal lisaga vist ei viitsin mängida, mõtles, et lööb pigem seal enne 90 seal peab siiski kiitma Taavi Jürisoot, kes andis täiesti fantastilise söödu Sukondale. Ehk siis, kes näinud ei ole, soovitan vaadata, aga peale löögile oli pallist mööda põhimõtteliselt, aga nii palju täpselt tavas, et pall veeres ilusti vasakule Sukundale, kes vajutas ära. Peab oskama. Aga jah, ütleme, Kalevile see oleks nagu veel järjekordne pauk olnud, kui siit ka nüüd ei oleks saadud kuskile. Midagigi. Aga Kalev on edasi on ka Pärnu Vaprus, kes siis Tallinna FC Zapoosi eelmise aasta veerandfinalisti üle muideks sai 4-2 võidu. Kusjuures niimoodi, et läksid 2-0 ette ja siis läksid 2 vahepeale. See läks teravaks, jah. Seal karistlöögist väga ilus värav, seal oli, ma sain aru, et Zapoos nõudis seal ju punast kaarti tegelikult selles olukorras, kus tegelikult karistlöögist löödi veel ära ka, et oleks seal võib-olla vaat, et päriselt ikka päris pingiliseks läinud. Aga mine tea, Pärnu Vaprusel ikkagi võiks olla nagu piisavalt kvaliteeti, et seal isegi 10 mehega Zapoosist jagu saada,
aga noh, see selleks, eks need karikamängud lähevad vahel niimoodi, et Pärnu igatahes sai edasi ja esiliiga ja Prem-liiga, siis Prem-liiga au päästis Narva Trans 6-0 võiduga FC Tallinna üle, et nemad ka edasi ja ma vaatasin seda veerandfinalistide nimekirja ja ega seal nagu siukseid nagu tavaliselt on seal mingi Sapoos või mingisugune Paidele väga hea ei paista, ütleme, et see on, ütleme, loeme ette Velko, Flora, Paide, Vaprus, Viimsi, Nõmme United, Tallinna Kalev ja Narva Trans. Ehk siis järgmise aasta esiliigast on seal... Ja kõik need meeskonnad oma peas nagu mõtlevad, et õigete asjaolude kokkulangevusel, miks mitte? Kolm mängu korrekt. Järgmise aasta esiliigast on seal Kalev, võib-olla Viimsi, oleneb, mis nendest siis saab, ja Velko. Ainult 3-8, ülejäänud 5 on Premium-liigast. Kalev, kes on siis Premium-liigast kukkunud, Viimsi, kes niisugusel juhul on olnud teine ja Velko ju seal praegu veel vist püüab kolmandateks. Nõmme United, kes tõusis siis. Nõmme United on järgmine aasta Premium-liiga meeskond, eks ju. Aga sellest juba siis järgmine kord... Nii või naa esiliiga selle hooaja 3 paremat. Eks ole, vaat pole, kus nad järgmisel hooajal mängivad. Et Paidele hea pähkel nagu selles suhtes, et kõige lihtsam on muidugi see, et ükskõik vastu tuleb, eks ole, võtta ise ära, aga tuleb Flora näiteks järgmises ringis. See on eks näis. Kõige halvemal juhul ongi see, nagu Kaljul üks aasta ju... Kaljul oli vist see, et nad lõpetasid 5. vist üldse, kaotasid seal kohe veerandfinaalis, ma ei tea, mäleta kellele, paar aastat tagasi oli see, kui neil see eurohooajate aastat järjest olid, et nad kaotasid kohe seal esimeses ringis või uue aasta esimeses voorus veerandfinaalis ja oligi kõik, on ju, et seal mingit eurounistust ei olnudki enam. Aga kui Paide ja Flora näiteks mõlemad kaotavad või kui Paide kaotab Florale näiteks. Ikka kui Paide ja Flora mõlemad kaotavad, siis on juba veerandfinaalis näiteks selge, et Paide ei saa euro kohta. Aga see selleks, see on, ma ütlen, see on rohkem juba järgmise aasta jutt praegu seisuga. Mõtlesid vist seda Viljandi tulevikule jäid lisaajal alla 2021 veerandfinaalis. Sportland Arena oli see mäng. Minust see oli kellegi tugeva mäng, nii et jah, Sportland Arena. No võib-olla oli see. Praegu vaatasin lisaajal. Atanda lõi ära. Ja Volkov võttis punase. Sellised klassikalised asjad. Jah, aga nüüd siis Premium-liiga juurde, nagu öeldud enne Flora Kuressaare oli siis vooru esimene mäng. Ma ise ka mängu kommenteerides lõpuks ütlesin, et kui sa, ma ei tea, aasta pärast vaatad Flora Kura 2-0, siuke rutiinne tulemus on ju, aga tegelikult see mäng läks ikka ootamatult selliseks higiseks Flora jaoks. See 1-0 saadi kätte küll esimesel poolel, aga päris ei saa nagu öeldud nagu täiesti risti vastupidi mängu käigule, aga see tuli nagu täiesti ootamatult. Ja tegelikult see 1-0... värav ise oli ka päris humoorikas. Jah, selle Sapinen lõi ühe korra ja siis lõi teist korda veel, on ju, aga... seal oli see klassika, eks ole, et ründaja mängib olukorra lõpuni, kaitse teevad vaatama, mis nüüd saab. Ja Kuressaare tabas selle 1-0 või 0-1 seisu pealt, tabas posti, tabas latti, ja teisel poolel neid olukordi nagu natukene oli neil tegelikult, kus nad ähvardsid, Flora oli rohkem võimalusi, aga ikkagi Kuressaare olid ka omad võimalused ja ei saanud öelda nagu, et Kuressaare väravale mingi hull turmtuli oleks olnud. Aga see lõpuks Topstik 90-ndal pani teise sisse ja siis kogu see pinge nagu langes lihtsalt ära. Seda oli jällegi värav täis, sest näha, et milline pinge seal oli. Aga see kõik on ju täiesti arusaadav ja loogiline, et psühholoogia ja kõik need pinged ikkagi, mida minut edasi seda nagu suuremaks lähevad ja siis hakkab kõik lagunema. Ega Kostja Vassiljev seal vahetusi ka väga ei teinud, vaata tegi ühe vahetuse, võttis Andrese välja, kelle seal sisse pani Alama vist, on ju. Aga ega seal nagu need ülejäänud vahetused tulid ju täitsa lõpus ikkagi, et seal nagu see ka natuke näitab, et seal... Ära mine torkima. Minu mõist tal on üldse olnud terve hooaja ikkagi suht see joon, et nagu niisama ei tee vahetusi. Nagu ette pole planeeritud paberi peal, jah? Jah, nagu mõne muul tead, eks ole. 60 ja tuleb. Siis pane juba valmis. Siin kus Alama tuli täpselt 60 peale, aga seal ülejäänud tulid lõpupoole, mis tulid. Aga Kuressaaret tahaks selles suhtes kiit, et Kuressaare tegi tegelikult väga kihvti mängu seal, et nad olid nagu andsid, selgelt oli näha, et nad andsid nagu endast täielikku maksimumi, ei hoidnud midagi tagasi ja
no ma ütlen, see üks latt, üks post, sealt oleks ju võinud sisse minna, et noh, see Pajunurmel oleks eriti magus olnud, see ju Märten Pajunurm ju eelmise nädala jooksul andis teada, et tema lõpetab karjääri, rohkem edasi ei mängi Kuressaare eest, Kuressaare jaoks kindlasti väga valus kaotus, võib-olla mänguliselt ka, aga just eelkõige see liider, kapten riietusruumis seal, see majakas nagu, kes seal on olnud ju aastaid ja aastaid, et tema lõpetamine kindlasti Kuressaarele on valus. Aga... Ma isegi vaatan nagu praegu peale, et kes see järgmine võiks olla ja ega ei oska öelda. Seal vana mehi või vanameistrid on tegelikult, Siinileid on 35 on ju ja on seal ja... ma loeks isegi juba, ütleme, Karl-Roomet Nõmme nagu üks kogenud mängijaks, kes võib nagu liider olla, eks ole. Keegi pole neist Kuressaares on pikalt. Ja ütleme, Siinilaid selline tubli tagasihoidlik vaikne töömees, Tõõmov ka pigem seda tüüpi, Iljan Toonov tegelikult nagu võiks olla selline liidritüüpi mängija võib-olla, aga ta ei ole seda mitte sama kaliibriga, eks ole. Ja siis vaatad nagu sealt edasi, et siis tekivad juba sellised asjad, et ütleme Rasmus Saar, eks ole, kaua Kuressaares mänginud, pikalt Kuressaare mees, ka üks mängulisi liidreid, aga jälle see, et kas ta nagu selline on, kes võtab meeskonna, tõmbab kaasa nagu sama nagu tüüpi kuju, ei ole sellist. Kuressaares, kui sa mõtled, neid mehi on nagu tegelikult olnud alati selle, Marti Pukk mingil hetkel oli... Sander Laht, eks ole. Sander Laht on ju pikalt, Seeman oli ka seal Valmas enne, eks ole, sellised vennad, alati nagu keegi olnud seal, kes nagu kannab seda rolli, aga loodus tühja kohta ei salli, nagu me teame. Tuleb Andero Kivi ja võtab endale. Jah, näiteks. Tegelikult nagu on üks variant, eks ole. Kure oma poiss. Päriselt Kuressaare poiss. Kure oma poiss. Aga et see mänguliselt on ta ka ikkagi valus selles suhtes, et Pajunurm on ikkagi tihti olnud nagu vend, kes siis kui vaja, siis võtab nagu nii-öelda vastutuse võistkonna nagu endaga kaasa ja viib üle joone kuidagi. Penaltit lööb karistuslööki. Mis tal see penaltite statistika jäi siis lõpuks? Veel üks mäng on veel, aga... Sel aastal ta on 2 tükki eksinud ju. Vähemalt. Ja eelmine aasta eksis ka vist 1 vähemalt. Pikalt oli ikka... Pikalt oli see, et ta vist, ma ei tea, kas ta oli 1 eksinud või ta ei olnud ühtegi eksinud. Ta ise pidas seda arvet. Et nüüd võib-olla oligi, et see ülelöödud penalti seal samamoodi pidas arvet. Viimane viis karikasse. Samamoodi nagu Ivanov peab arvet. Teab täpselt palju, mitu väravat, mitu söötu. See on väga õige, see ei maksa... Seda ei maksa nagu häveneda, et mängijad ise nagu teavad, palju nad on löönud, kuhu nad on löönud. Tabelisse me ei vaata ja individuaalne statistika pole ka oluline. Meeskonna edu on oluline. See meeskonna edu on eespool individuaalseid saavutusi. Ametlikult peaks olema 41-5 transfermarti andmetel vähemalt. 41 sisse, 5 eksimust. Kusjuures neist 5-3. Mis on siis 46-45, see on ikkagi natuke alla 90, aga 85 kanti või? Jah. Peast suvaliselt arvutades. Sorry, Märten, oleks enne seda hooaega lõpetanud, siis oleks paremad numbrid. 3 tükki on sel hooajal eksinud. 3 tükki lausa? 3 tükki, märtsis. Premier Liigas kõike? Jah. Märtsis Sapineniga märtsis Matrossovi vastu ja juunis Aland võttis ära. Või ma ei mäleta, kas võttis ära või lõi ta üle. Nüüd lõi üle. Ma ei mäleta, kuidas tookord oli. Aga tal oli pikalt, tal oli eelmisel hooajal tuli 1 eksimus Paide vastu sisse, enne seda oli 2019 Marko Meeritsa ennast pikka aega pidada nagu ainsaks meheks. Mul tekkiski juba mure. Pajunurm pole vennad sisse. Mul tekkiski mure, et äkki nagu ületab minu selle 2 eksimust, või tähendab, jääb nagu parema tulemusega, aga lõpuks sel hooajal ikkagi nagu 9-6 sisse, et pole ka kõige halvem. 9-6 penaltit. Ma loen. See on ikka päris palju eksitud. See on 3% eksimust. Aga 6 väravat on ka toodud. Pajunurm nagu, lihtsalt on nagu siuke Premier Liiga ikkagi omamoodi ikoon, et tal ei ole küll ülipalju mänge, eks ju, ta oli seal 4 aastat ju USA-s vahepeal aga ikkagi ta on selline maamärk olnud siin. Jaa, aga ta vist ka, eks jaks tasapisi äkki saab otsa ka, et ta vist töötab ja täiskohaga on. Jah, et mänguliselt, kui sa vaatad, siis ta võiks panna veel mitu hooaega. Jah, füüsis tundus korras olevat. Ülihea näide sellest nii-öelda sellest poolprofi mudelist tegelikult on ju, et sul ongi see kirg mängu vastu ja kõik see on nii suur, et sa
isegi siis, kui sa ei saa nagu mingisugust erilist tasu selle eest, siis sa ikkagi oled igas trennis platsis, naudid seda ja no jah, aga näed, jällegi tuleb piir ette, et noh, selles mõttes, et ikkagi kodumängudele sõidad ikkagi Kuressaarde ja siis tööpäevadel töötad, õhtuti käid trennis, noh, arusaadav ka, et rääkis ka, et noh, muu elu tahab ka nagu natukene no täiesti arusaadav, noh, täiesti arusaadav. Sa oled üle 30 ikkagi, sa juba mõtled ka sellele, võiksid jah mängida, aga sa ikkagi mõtled ka juba sellele jalgpalli. Ega ta ise ei ole kunagi olnud ka sellist tüüpi inimene, nagu kes tahaks nagu mängida seal nii kaua kui võimalik mingi 40-seni või rohkem. Ja ma ütlen alati minu jaoks, see on ka selles, see on nagu väga äge, kui nii-öelda, noh, tema jaoks kindlasti, ma julgen öelda praegu, et noh, lähed tipus, jätad meeskonna eeldatavasti tema jaoks loodetavasti püsima. Lahkud jalgpallist enne, kui jalgpall sinust lahkub. Jah, et no, ega me ei tea, vaata võib-olla ise nagu tunnetad ka, eks ole, et okei, et noh, päris ei ole nagu see, võib-olla mingitest pisivigastustest taastumine võtab kauem, eks ole, et see ongi, et lõpetad omadel tingimustel enne igasuguseid vigastusi, jamasid ja saad pärast nagu mõnuga selle ajale tagasi vaadata ja ei pea nagu põdema. Nagu Kammis lõpetas samamoodi. Ta vist edasi mängida. No jaa, aga noh, see on juba siuke oma lõpuks. Kammis samamoodi tegelikult ju, mis nad tulid meistriks, ta ei olnud ka üldse vana ju. Talle vist ka pakuti ju veel isegi lepingut Florast minu arust. No see jah, ta rääkis siin samas saates. Kas sa ise mitte ei rääkinud kunagi, et sa ka nagu mõtlesid, et aitab ja siis kui nägid, mis number on lepingul, siis ütlesid, paneme veel. mis jutud need, siis on Saudi Araabiast tuli leping. Ja. Aga ei, noh. Ma olen just teistpidi kuulnud, et ei pakutud. Jalgpall tahtis lahkuda, aga sina ütlesid siis, et oot. Okay. Eks igast asju juhtunud karjäär oli pikk. Ei, muidugi. Peabki. Aga noh, ütleme, Flora Kure juurde minnes tagasi tulles, siis Flora tegi ikkagi selles suhtes vägeva tempu, et tagumise neliku vastu 16 mängu, 16 võitu, 48-48 punkti. See on ju vana tõde, eks ole, kuidas see on see, et need on need külmad tuulised teisipäevad, kolmapäevad Stougis, kus neid tiitleid võidetakse tegelikult. No sest üldjuhul jah, sest tipud omavahel jagavad siia-sinna neid punkte üldjuhul. Aga see, üks võib-olla, ei ole tegelikult siin, mingi vahe oli ju niimoodi, et see üks punkti kaotus sellele. Okei, need vahed olid, meeskondade taseme vahed olid ka suuremad, aga mingid hooajad siin ikkagi oli, et kui sa nendele tagumisele nelikule andsid juba kas või 2 punktigi ära, siis läks tiitli võitmine nagu keeruliseks. Nüüd on see natuke muutunud, aga tundub. Aga ütleme, mingis mõttes see on ikkagi päris nukker, et meil esikoha võistkond 16-16 võtab ära seal tagumise neliku vastu, et vahepeal ju oli see selgelt see tagumise otsa tase on ju tõusnud selle profistumisega. Aga vaata, võib-olla nagu häiriks rohkem see, kui mulle tuli see statistika üllatusena, ma oleks peast pidanud pakkuma, siis kuskil ikka komistasid hooaja alguses või kusagil. Aga kas see sama Kuressaare mäng, et mängu ju oli. Mängu ju oli, pinge oli õhus lõppu. Ei olnud absoluutselt võimatut, Kuressaare midagi võtab sealt ära, või ei oleks nagu täiesti uskumatult vastu mängu käiku olnud, kui Kuressaare oleks sealt 1-1 viigi näiteks. Et ma ei mäleta näiteks selliseid... No ja Flora ei pannud neid mänge kõiki 6-0, 5-0, 7-0. Ma ei mäleta selliseid ülesõite nagu, et siin Kalevit võitsid nüüd 6-0 millalgi, eks ole, hooaja lõpus. Kalevi vastu on kõik saanud seal on kõik uhanud, eks ole, neile, et hooaja alguses 4-0, hooaja alguses ka Kuressaarega 5-0, et selliseid mänge ikka tuleb, aga ma nagu ei mäleta selliseid, ütleme, siin on aastaid olnud, kus sa tead, et küsimus ei ole, kas Levadia lööb, vaid küsimus on palju nad löövad, eks ole, et alustavad seal mingit 6-7-8 nullidega juba, eks ole, siis tuleb küll väike ahastus peale. Kuigi ka nendel hooaegadel on olnud siis mänge, kus need tagumise otsa satsid ikkagi hooaja jooksul korra või 2 saavad vastu küll. Aga kui sa hooaja alguse mängu tõid, siis Floral tegelikult tagumise viisiku vastu, kui Vaprus ka mängu võtta, ainus punkti kaotus on olnud see 0-1 Henri Välja karislöögi väravast, eks ju, hooaja alguses Vaprusele. Ja nüüd tuleb 1 mäng Vaprusega veel. Ehk siis tegelikult ka Vapruse vastu nagu senisest 3 mängust 2 on ära võetud. Paha koht, kus seda seeriat nagu lõpetada. Siis ei maksa midagi need ma vaatasin välja ka palju nagu teised need top 4 tiimid on ära andnud. Levadia on andnud 1 viigi Harjule ja 1 mäng on veel ees Harjuga. Ehk siis 45 senisest punktist 43, ainult 2 punkti ära andnud. Kalju on kõik mängud tagumise nelikuga ära mänginud, on andnud ära, mis te arvate palju? Kiire ennustus, 5 sekundit aega. 7 punkti. 4 äkki. 2. Kalju on ka ainult 2 punkti ära andnud. Ehk siis 2-2 viik Tammekaga, ei hull.
peaaegu oleks uuesti tulnud seal Tammekaga. No Paide paneb selles arvestus Paide, ja siis tuleb Paide juurde. Paide on siis 16 mängust võitnud 10 ja 48 punktist saanud 34, eks 14 punkti ära andnud. Ja see on kõige konkreetsemalt see koht, kuhu Paidel võib-olla tiitel läks. Ehk siis nad praegu on 4, aga nad oleks sealt 14 punkti veel juurde saanud, oleks liidrid praegu. 4 punktiga, nad oleks meistrid praegu, 4 punktiga. Ehk siis 16 mängust 6 libastumine tähendab seda, et 37,5% nendest tagumise 4 mängudest Paide ei võitnud. Samal kui Flora võitis kõik ja Kalju ja Levadia sisuliselt ka. Lihtne matemaatika ütleb, eks ole, et kui hästi siis Paide on mänginud tabeli esimese otsa vastu, esikolmiku vastu. Isegi mitte nagu meeletult hästi, aga lihtsalt natuke on parem on ju teistest ja ongi. Vähemalt võrdselt. Aga lihtsalt sinna on see jäänud, kuhu nad... Vähemalt võrdselt on mänginud, ehk siis tegelikult on ju see, et asi ei ole ilmselgelt võimetes. Asi on, ma ei tea, on see keskendumine, on see midagi muud, eks ole, aga... Häälestus, mis iganes. Sinna jääb. Ega sama ütles tegelikult jällegi Marko-Oliver Roosnup pärast seda eilset Levadia mängu, kus oli nagu näha, et Levadial 4-0, kõik on ilus, hästi mängiti, keskendumine algusest lõpuni, kõik tipp-topp. Muidugi Transil mingeid võimalusi oli seal alguses ja oli pärast poole ka, aga natukene oli nagu sellist kerget, nagu isegi minu meelest kahjutunnet nagu Levadial, et sa võid praegu, eks ole, Transile 14 ka lüüa, selles mõttes ei muuda midagi. Ikka su saatus ei ole su enda kätes. Et ütles Roosnup ka nagu, et on mingid mängud olnud, kus me ei ole jõuga ära võtnud seda, mida ma oleks pidanud võtma ja nii ongi tegelikult. Paide võiduprotsent ülejäänud esineliku tiimide vastu on üle 50 sel loal. Suuri mänge nad mängivad, aga allapoole annavad ära. Nagu lõpp. Tallinna Kalevile sa oled andnud 5 punkti ära, millest me räägime veel. Kalevil, kellel kokku on 14. Aga Paidest juba jutu tuli, siis Paide Vaprus 3-0, sinna on punkt ära ei andnud, selle nad võitsid ära, tegid enda töö nii-öelda ära, samal ajal kui Kalju siis mängis Tammekaga ja seal korra ju oli tunne, et äkki see uks nagu natukene avaneb, et Kalju oli kaotus sees tükk aega, aga Paide juurde minnes siis tegelikult ühes arvestuses, me räägime, nad on nagu ikkagi ebaõnnestunud hooaeg tuleb 4. koht, selgelt ju on lati alt läbi minek või lati maha ajamine siis, aga ühes arvestuses nad on tegelikult tegemas või juba kindlustanud selle, et nad on klubi nii-öelda parima hooaja teinud Premier League'as. Ehk siis nende vahe liidriga jääb sel aastal kas 7, 10, 13, sinna vahe 7-13 punkti. Oleneb sellest, mis siin viimase voorus täpselt juhtub. Ehk siis kui lihtsalt aastate kaupa lugeda ette see vahe liidriga Paidel, 2018 35 punkti, 2019 16 punkti, 2020, kus oli, eks ju, see hooaja lõpp oli selline, nagu ta oli, Paidel oli üks mäng rohkem lõpuks, kui näiteks Floral 16 punkti, 2021 ka 16 punkti, kus oli natuke lühendatud hooaeg, 2022 32 punkti, 2023 26 punkti, eelmine aasta 15 punkti, mis oli siis senine nii-öelda tippmark, ja nüüd siis praegu on 10, aga kuidas seal viimase vooru siia-sinna? No see on ikkagi see stabiilsus ka, eks ole, mida Paide nagu mitmel rindel millega nad on hädas olnud, et küll neil siin varasematel aastatel on läinud nagu hooaja algus aia taha, siis on hooaja teine pool, mis on läinud aia taha. Enamasti on hooaja algus. Punktide vahe või see suurus väheneb ju. Stabiilne. Vahepeal läks juhust suuremaks, 2020 ja 23 aastat järjest oli 16 punkti ju, 2019, 2020, 2021, kõik oli 16 punkti ja siis oli järsku 32 on ju. No siis oli vahepeal stabiilselt suur, eks 2 aastat siis nagu anti väga ära on ju, aga see näitab ka muidugi seda, et esinelik on meil suhteliselt tihedalt koos, kui 4. koha võistkond, kes on juba 4. koha kindlustanud, võib kaotada ainult 7 punkti liidrile. Aga vaatasin ka seda üle, et esinelik siis viimati 8 punkti sees, ehk siis kui nüüd Paide võidab, Flora kaotab näiteks ühesõnaga, kui ja Levadia ka vist kaotab, siis oli viimati 8 punkti sees, oli 2016, see oli kui see Sillamäe ja need olid, kui kõik võisid tulla. Kui oli paar vooru veel, oli kõigil tõmme võiduna. Ja 2014 on senine rekord, kus oli 7 punkti sees, ehk siis liidrit ja 4. kohta lautas 6 punkti nüüd. Ehk siis natukene on tihedamat ikkagi nähtud ka siin, aga mitte väga oluliselt kui sel hooajal. Ei lõpuks see pinget on olnud selles suhtes, et ikkagi neid mänge, kus on see tunne, et vahet pole, mida see soosik täna väljakul teeb, küll nad ära võtavad, et
selliseid ikkagi minu meelest subjektiivne, see on täiesti subjektiivne tunne, aga et noh, ikkagi nagu on vähe. Ma ei oska nüüd öelda, kas viimastel hooaegadel nagu järjest jääb vähemaks, kas see on päris tõsi, aga ikkagi neid on väga vähe. See on positiivne, kui võrrelda just selle ajaga, mida Maks meenutas. Samas nagu numbrid näitavad jällegi, et tegelikult ega see esikolmik ju tagumisel otsal lihtsalt ei anna punkte ära. Numbrid näitavad, aga noh, okay. Kui mõtleme 48 mängu on siis esikolmiku ja tagumise neliku vahel, on ju. Ja sellest on üks mäng veel ees, 47 mängust on punkte ära antud 2 korral. 45 võitu 47 mängust. Oluline ongi minu meelest nagu see, et noh, sa pead nagu iga kord kõvasti pingutama selleks. Pingutuse tase on tõusnud ilmselt selle, et nende tagumiselt 40 punkti võtta saada. Tunnetus ei oleks, ma ei oleks osanud pakkuda, et see on 47-45. Jah, just, nõus. Et jah, see on ju oluline see, et kui sa vaatad nüüd, eks ole, kas või selle esimese 4 võistkonna koosseisi või noh, ma ei tea, võtad kas või Narva Transi koosseisu, eks ole, võrdled neid seal Kuressaare Tammekaga, noh, rääkimata tõesti esinelikust, siis see on ju selge, et kui nad korralikult pingutavad, siis on tõenäosus päris suur, et nad võtavad ära need 3 punkti. Aga noh, Flora teeb seda klassikat täpselt, et noh, pole veel tulnud, aga kui tulevad, siis nii tullaksegi meistriks, eks ole, et just võtad ära sellised hambad ristis, noh, oli ta siis 2-0 või oleks tulnud Kuressaare vastu 1-0, eks ole, võtad ikkagi, lased endale lüüa, hetkel vähem ei ole lasknud keegi, see on ka muidugi hea näitaja Paide puhul, et sama vähe väravaid endale ikkagi lõpuks lasknud kui Flora, aga nagu valedes kohtades lasete, eks ole. Et kõik sellised elementaartingimused on täidetud Flora jaoks praegu selleks, et tulla meist. Floras ülend esineliku vastu on täpselt nii-öelda balansis, ehk siis 5 võitu, 2 viiki, 5 kaotust. Paide Pärnu, minu õnneks jälle, teine värav, oli siis teine või? Vaatasite väravad üle või vaatasite mängu? Millest sa räägid? Väravaid vaatasin. Kuidas tuli värav? Teine värav. Blokeerimise jälle sama lugu, huvitav. No võt. Sa pead tegema NBA-s on need karjääri lõpetanud mängi, et see Hakim Olajuwon näiteks teeb neid oma suviseid kliinikuid mängijatele, kuidas õpetab seda jalgade tööd ja tegutsemiskorvil, sa pead ka nüüd aga see on see eratreeneri businessi praksisi üles. Mul hea meel oleks, et niimoodi väravaid tuleb, aga kui hakkad nagu sellele keskenduma, siis näed, et kuidagi peab paika. Et siis ma räägin, ma ei tea, kes seal Pärnu kaitse Sild oli vist äkki või? Kes läks seal blokeerima, jälle jalga vahelt läbi ja jälle ette posti, jälle väravail, siis mitte midagi ei ole teha. Hoiad seal jalad koos. Aga see on ilmselt nii loomuvastane. See on nii loomuvastane tõesti, et seda peabki nagu et sa ei üritagi jalg ette panna. Sa reaalselt peabki harjutama niimoodi, et sa paned kuidagi niimoodi, et sul jääb väravaile siis sellel hetkel variant, sest sa keerulises olukorras tavaliselt sellistel hetkedel oled juba selleks hetkeks nii või naa. Ehk siis selline jalgade laiali ajamine on ju hädaliigutus. See kõik nagu jookseb nagu loogiliselt paika. Aga et sellel hetkel siis jääda nagu peas rahulikuks, et ma nüüd blokeerin kindlalt niimoodi, et mul jalga vahelt ei läheks läbi. Ma ei tea, ma olen seda öelnud, ma sellele ei mõelnud, kui ma mängisin. Ma olen seda nüüd vaatama hakanud, aga see idee on tulnud ka mujalt, sealt kuskilt kõrgemalt tasemelt. Kui läheb, siis läheb, eks ole. Aga noh, väravavahid minu meelest on õppinud seda ju nagu, et varem löödi paljudele nagu, eks lüüakse siiamaani, eks ole, löödi ikkagi nagu sealt targi vahelt kuskilt tihti veeretati pall sisse, et kui vastu tuleb 1-1 olukord. Taaviti Hea oli vist üks selliseid esimesi, kes ikkagi nagu näitas, kui palju annab tegelikult nagu jalgadega tõrjuda ja just see, et sa keerad kuidagi põlve nagu sinna ette, et paned selle kinni kuidagi, tekitad sinna ka. Mina futsali mänginud palju väravahines, seal on põhiliigutus, et sa üks põlv läheb ju nagu risti just, ja teine läheb nagu püsti. Sinna sa lüüa ei lase, eks ole. Seal on muidugi see, et vaata, sa ei pea nagu värav on madalam, sa ei pea katma, eks ole, kõrgemalt. Aga ütle välja. Aga näite, kuidas lati alt ära tood. Futsalis tõstad käe, lihtne. Ei ole probleem. Mul on hea põrge ka, noorem on eriti. Kerkid? Ma olen korvirõnga ikka olen ära hüpanud. Mis asja? Korvirõnga. Ma näen juba jälle mingi väljakutset tekkimas praegu. Korvpallirõnga või? Pealt ei ole pannud, nii kõrgele ma ei olnud, aga nagu selle alumise osa puutusin ära. Võrgu?
ei, mitte võrgu. Sorry, sa ise praegu mängisid selle palli ette. Rõnga alumisosa ma räägin. Ja. Võrka. Võrgu olen mina ka ära hüppanud, see ei ole näite. Laua hüppama siiamaani ära ikka, jah? Selge. 10 kilo kergema. Jürgen, sul on näoga, et ta tahab siin jälle mingit NATO testi korraldada sulle. Noh, mis sa tahad öelda? Paned pealt või? Kams küll väidetavalt pani, ma ei tea, kas see oli õige kõrgusega korv. Kams võis panna küll. Kuule, Kamsi ära tõuge ju. Mina korvpalliga küll ei pane, ma isegi vist jalgpalliga, ma ei tea. Tennisepalliga panen. Vaata nüüd Kamsi sportlikku tausta, seal peab ära tõuge olema ju tasemel. Olgu nii, Kalju Tammeka oli siis samal ajal, kui Paide mängis, avas siis Paidele korra justkui ukse ja Tammeka ju juhtis seda mängu päris tükk aega. Vasturünnakutel Tammeka oli ju päris ohtlik ikka selles mängus. Tani Moova seal lõigi ühe ära ja Kaljul ikkagi tõmbas ka... Podolužini selles olukorras ikkagi nagu ootamatult ja harjumatult pehmeks, et kuidagi väga lihtsalt astuti mööda lihtsalt. Mis on arvestades seda, mis mängude seoaga on näidanud, oli nagu... kuidagi võttis nagu väga lihtsalt seda olukorda. Ja kuidagi nagu Berk tegi ennast ka seal väga väikeseks, et sealt tegelikult üsna terava nurga alt, et see pall läbi läks, oli ka mul üllatus natukene. Aga noh. Aga seletage nüüd lahti, mis seal, ma nüüd ei jõudnud uurida, mis see varri olukord siis oli? No ühesõnaga, olukord oli selline, et Männilan või Patrikeevs, kes oli? Patrikeevs vist... Kelle vastu viga fikseeriti? Kelle vastu siis nii-öelda Pukk vilistas karistuslöögi. Pärast Varr vaatas selle üle, tuvastas, et see kontakt oli tegelikult kastis sees. Kutsus peakohtaniku vaatama. Ja Pukk vaatas selle üle ja leidis, et see, mina sain aru niimoodi vähemalt, et see ei olnud üldse viga, et see oli nagu selline juhuslik kontakt, et ta pöörab selle otsuse üldse ümber, et sealt ei tule ei penaltit ega karistuslööki. Ja andis kohtuniku palli Kaljule. Ehk siis tegelikult, kuna ta seal algul lasi mängida, siis ta nagu jättis oma algse otsuse jõusse. Nii vist pigem. Ei, ta andis karistuslöögi kasti pealt. Alguses anti karistuslöök. Ta andis kasti pealt karistuslöögi. Seal oli see segadus ka, et kuna sealt nagu läks asi edasi, ta võitis anda edu, eks ole. Ei, sealt tuli sööt, tuli kasti, sealt liikus, ma ei tea, Männilane, kes sealt vastu liikus, Petrkeevs, liikus nagu kastist välja, hakkas palli omaks võtma kasti peal. Samal ajal tehti talle kohtuniku hinnangul viga. Tagant oli, kontakt oli, aga lihtsalt mul tundus, et Pukk lihtsalt leidis, et see oli nagu niivõrd suvaline kontakt, et sellist... Ta oleks et olukord, tema vaatas üle selle, siis tagantjärgi siis hindas, et selles olukorras oleks pidanud lihtsalt mängul jätkuma lasta sorry, ma panin praegu mingi eelneva samasuguse segase olukorraga nagu kokku kuidagi. Aga noh, see oli täpselt see koht, kus oleks nagu klubid MM-il oli, et sul vaja seda, et kohtunik tuleks nagu ütleks mikrofoni kogu staadionile ülekandes, et nii leidsin nüüd seal, et kontakt number 26 ja 13 vahel oli olemas, aga see ei olnud piisavalt tugev, et olla viga. Mängime edasi kohtuniku palliga, penaltit ei ole. Mina nägin vist esimest korda üldse, et ma ei ole sükst näinud, et kohtunik vaatab üle ja siis, et polnudki midagi üldse. Kui nagu mulje oli see, et toodi üle vaatama, kus juures tegelikult see ju, seda saab ju videokohtunik ise otsustada, kas oli kastis sees või väljas. See on faktiline. Jah, see on ju faktiline otsus. Ja seal kommentaator ka ütles, et see rääkis seal faktist. No see natukene läks vist rappasele, et minu meelest on see, et kui see on karistusalas sees või väljas, seda videokohtunik saab sulle lihtsalt kõrva öelda. Ja sa näitadki, ma ei tea, üle ja nihutame selle kasti sisse või kast välja. Aga jah, seal kutsuti ikkagi vaatama võib-olla ka seda, kas see ikkagi... Ja sest üldjuhul on niimoodi, et pannakse taivimiseks üldse. Nagu karistuslööki tegelikult üle siis ju. Lõpuks. Sest penaltit sealt ju ei tulnudki. Mis sa ütlesid, et? Ei no põhimõtteliselt on ju see, et sama nagu oli, eks ole, selle Paides selle Juhkami punase kaardiga, eks ole, et mis nagu inimesed ka imestasid, nüüd saab siis kollast anda varriga. Ei, see on alati olnud niimoodi, et kui sa lähed kollast ega mingit suvalist viga ei saa kutsuda vaatama, kui sa juba lähed ja sa midagi näed, siis oleks ka hästi imelik, kui kohtunik teeb nii ja ütleb, et ei, ma ei tea, siin ei olnud midagi, ma ei saa otsustada. Siis sa võid kõike otsustada. Aga noh, ütleme, just öelda, munadega otsus või? Eestis võiks kasutusele võtta selle mikrofoni, milles küsimus nagu, et paned teadustaja, paned sinna enda kohtuniku juurde ja vajadusel lähed siis kohtunikul nina alla. Rahu, meil on mujale vaja kõigepealt vaadata neid asju, me panime tõmmaki jooned maha kõigepealt. Aga see oli konkreetne olukord, kus ütlesid nagu Andrei, kõik, kes ülekannet vaatasid, kõik, kes koha peal olid, Pukk kutsus, kaptenid kutsus enda juurde, aga isegi teistel inimesed, kes ma ei tea, eesti keelest aru ei saanud seal, nendel oli ju segadus Patrikeevs. Ei no Andrei võit oli juba kuulda
mikrofonidesse. Seal oli ennem juba kuulda. Tahaks kiita Nikita Ivanovi, kes jäi seal väga rahulikuks, seletas seal Patrick Evesile ära, mis asjad olid ja tema nagu sai kohe kuidagi asjale pihta. Et ei lasknud seal nagu tunnetel üle keeda. Pukk rääkis eesti keeles lihtsalt, sellepärast said aru. Ei no seal mingid teised, isegi need Eesti mängijad ju natukene olid seal ikkagi, kuidas see... No, sul pulss üleval, sa oled juba elanud lootuses, et sa saad penalti nüüd. Eriti seal Andreevina ka, kui sa võib-olla vaatad seal telefonist ka, et jess, kastis sees on ju, ja siis järsku tuleb mingi... No nagu me nägime, eks ole, et see oli hästi kaadrisse püütud. No ma ei tea, kas ta vaatas seda mänguselt või ei vaadanud, aga... Ei vaatas, kas sa ei näinud seda, tal oli mingi olukord oli ka, ilusti oli kaadrisse püütud, kus ta vaatas üle ja siis näed, kus silmad lähevad suureks, käed lähevad niimoodi, siis kutsus kohe Morozovi ka, vaata nüüd ometigi. Ja siis lõpuks on mitte midagi. Siis seistigi seal kõrvuti kõik nagu see Antiiteri meem seal. Aga siis tuli ukrainlane Musoliitini mammud jälle nagu... Jälle väga ilus värav, sama võrku ka. Sama kategooria, kuidagi. Sama väravasse ja oli... Kui peale ei löö, siis ei lähe, eks ole. Eks ta süke natuke kas numbrops oli, aga kasti tagant, et lööki on, pead proovima. Läks, ilusti läks. Paar minutit hiljem proovis korra uuesti, siis läinud enam. Aga jah, Mänil on 2-1 veel nurgalöögi olukorras ja... Mänil on tegi ju ka täpselt sellised, kui sa esimese korraga, siis teinin siit nurgalöögi ja saab teise korraga. Täpselt samast olukorrast. Ivanovilt muidugi jälle, kes on tõesti superhoogu läinud täiesti, et... Ma isegi, mulle tuli väikese üllatusena, me siin teeme ju neid hooaja kokkuvõtteid, et ta nüüd väravasööti nii palju juba on, et tuleb vaikselt. Sa ei vaadanud siis seda Harju Kalju mängu või? Ta ütles seal täpselt ära, mis tal on intervjuus. Ei, seda Intekat ma tõesti... Ta teadis täpselt seal ETV stuudios, et mul on, mis tal oli siis tolleks hetkeks, et ma ei tea, mis tal oli, 8+14 või mingi siuke. 13. Nüüd on 14 koos sellega. Aga kui sa vaatad ikkagi nagu 8+14 paned nagu hooaja jooksul kokku, siis see on ikka kõva sõna. Plus ta siin hooaja keskel ju langes varusse. Tal on nagu kevad ja sügis olnud väga tugevad. Hüplikult nagu niimoodi, jah. Hooaja algust oli ju seal Fantasy's ka üks nagu kõige rohkem punkti teinud mängijad ju tükk aega. Aga sealt ta lõi vist enam. Aga kus need muutused on järsku tulnud, olete tähele pannud, kui Orlov on väljakule tulnud, siis hakkab juhtuma Nõmme väljul. Harju vastu samamoodi. See vahetusest tulnud sisse. Tal ju 2 mängu järjest tuli niimoodi, et ta tuli vahetusest sisse ja kas lõi või andis sõidu kohe. Ja nüüd tuli väljakule, siis kohe hakkas, ta ei olnud otseselt seotud selle väravaga, aga Andreev on mingisuguse asja seal peale pannud. Ja enne rääkisime vahetustest, siis ainus vahetus mängus. Mängus, kus sul on nagu väga-väga vaja ja Männilane värav tuli 83. alles. Et ikkagi jälle see... jälle ma ütlen, see Andreevi, ma ei tea, palju ta antud juhul siin mõjutada sai, et milline kontakt neil Artjuniniga oli või mida nad enne olid kokku leppinud, aga see man management, ilusas eesti keeles öeldes, et see tundub ikkagi olevat nagu tema tugev külg, et võib-olla isegi ma üldse ei välista, et Ivanovi puhul, keda ta nagu perekondlike sidemete tõttu ikka väga hästi tunneb inimesena, nagu, et võibki täiesti olla, et see nagu natukene selle pingile jätmisega nagu torgitada, et ta mingil hetkel ju ikkagi mitte sellepärast, et ta oleks nagu niisama pingile jätud, vaid ta nagu tal vahepeal ju tulidki ju järjest väga paljud mängud, kus ta ei suutnud nagu olla. Aga siis ongi nagu see, et võtad ta pingile korraks ja võib-olla mõjub talle hästi, eks ole, ja sa pead seda teadma, et mismoodi ta reageerib selle, sa pead just see ei saa olla ennustamine. Aga mul tuli nagu tuttav juts, et hooaja alguses oli ka ju see, et ta ma ei tea, kui palju ta nendest mängudest on teinud 90 minti. Sest ta ju väga palju ikkagi võeti välja, tuli sisse teisest pooleks, ega ta üle 60 minuti näljalt ei mänginud ju selle hooaja algus ka. Või üle 70 võib-olla on turvalisem öelda. Jah, kui ma praegu vaatan, siis tal aprillis oli 90 minuti mäng küll siis see Flora vastu, 3-2 võideti. Siis tulid mõned, ühesõnaga 3 tükki järjest 90, siis ta jälle vahepeal kukkus seal ka varumeheks täiesti, et kiirelt kerides... See oli mingisugune tervise mure vist ka. Kiirelt kerides, see on tal 5 mäng, kus ta on 90 minutit teinud. Et neid on ikka, seda on nagu ikka vähe. Ja selle pealt, eks ole, siis veidi pealt 2000 minuti, aga panna sealt siis nagu 22 värava osalust. Pole paha. See on siis, ongi enam-vähem 90 minuti kohta või natuke rohkem isegi. Või üks natuke vähem kui 90 minuti kohta. Et päris okei. Aga Kaljule tundus, et
läks korda, oli oluline, mängijad olid rõõmsad, vaatasin ei no muidugi, mõtle, et... kui palju sul nagu pinget läheb maha lihtsalt, on ju, et enne viimast vooru ka veel asi kindel ja saad viimase voorus Paide vastu nautida. Mõtlen, see Kalju Paide viimase vooru mäng, see on meie ülekandes ka, siin on, kas vahepeal oli 2 aastat järjest, kus mingi täiesti hokiskoorid tulid Kalju ja Paide viimase vooru mäng, üks oli 7-4, ma mäletan. Ja noh, ma ütlen siin, kui on mingid panustajad, siis see over, seda tasub vist enne natukene proovida, et ma juba seal mängu, kui need skoorid olid sellised nagu, et kui see Kalju oli taga 0-1, ma juba hakkasin planeerima, et sätime mängu vaatama, et see päris tore mäng olla. Aga nüüd kadus kogu vuss ära. 5-3 on olnud, ma vaatan. Ma ütlen 5-3 ja 7-4 oli ka kindlasti. Et seal nagu lööd 3 ja lööd 4 väravat, aga kaotad ikka suurelt. 3-3 Sportlandil 2 aastat tagasi. Noh, mõtlen ju. Ma ütlen, neid mänge on nagu päris palju olnud juba. Et seal tasub ilmselt vaadata välja need kohvid, kui need liinid välja tulevad. Aga noh, Tammeka puhul, Tammeka tegelikult kontrarünnakutest ka selles karikamängus Paide vastu tegelikult sai päris palju olukordi. Et seda arvestades, seda Tammeka Viimsi võib selles suhtes huvitav tulla, et ega Viimsi ei anna neile seda ruumi ju liini taha ilmselt, kuhu kogu aeg neid kontrat süstida. Igaks üks rõhutame, jah, et me ka nagu eeldame, et Kuressaare võidab Kalevit viimases voorus, aga jah, endiselt. Aga noh, see tundub praegu nagu päris tõenäoline, noh, ütleme, ega Tammekal nagu Transiga nüüd kodus ka lihtne ei tule. No Trans on juba paar vooru tagasi võttis käigu nagu natukene välja, et seal ei oleks üllatus, kui Tammeka võidaks, aga samas oleks ilmselt väga suur üllatus, kui Kure selles olukorras, kus nad on, ei võidaks Kalevit. Mõte Kure Kalev on Kuressaares või? Kadriorus. Noh, võib olla muidugi, et Kalev suudab ennast nagu viimaseks mänguks kuidagi kokku võtta. No, ei ole. Aga pigem ei ole, kui sa võtad, miks ta ei võtnud praegu siis kokku ennast? Tõsi. No kus sa võtad, kui sa punase saad esimesel poolel kohal? Translevadia, räägime selle ka enne kiirelt ära, noh seal oli õhus oht, et Flora saab tiitli juba kätte, kui... Sellepärast mul on hea meel, et see jääb viimase vooru peale just, et see on jõle mage, et sa istud kuskil kodus diivanil jalg üle põlve, vaatad telekast, Eesti meister. Ei no, sa saad seda teha ka ägedalt, nagu tegi Lester aastal 2016 Jamie Vardi juures. No see oli vähe erilisem kui Flora jaoks. Mõtlema, Koste Vassiljevilt küsisin, et on nagu mingid plaanid, kes vaatab seal, kes tahab, kes ei vaata üldse ja no oleme ausalt, Flora pidi nagu arvestama sellega, et Levadia võidab ja siis hoidma fookust Vapruse mängul, eks ole, aga selge nagu täiesti. Aga noh, Levadia hoidis fookust väga hästi Transi mängul ja ju see oleks midagi lõpuks ei jäetud. Kus juures alguses kuigi mängu algus. Kaks võimalust oli Transil kohe, et Valner pidi seal natuke tassima. Või noh, esimene kord muidugi pidi hinge kinni hoidma enne kõike, kui Keero lasi talle kohe keskringist ühe peale. No seal lõi ise mööda, Keero lõi ise mööda. Ei läinud palju mööda väravast, aga siis küll tegi väga hea jalatõrje koha Kaptševi vastu. Ja siis muidugi jah, jälle nüüd see, et kus see seni on olnud ka nagu. Siis me nägime väga hästi neid kvaliteetseid välismaalasi. Tegelikkuses, et see Zidani pööre Carlos Torrese pööre seal, Schlein ei ole kehv mees, aga ta ei saanud mitte midagi arvata, 6 meest nüüd kadus siis jällegi Mavretic ja Vendelli väga hea kokkumäng, kohe teine värav. Ja oleme ausad, arvestades selle hooaja Levadiat, siis mul oli korraks nagu seda mängu kajastades nagu see mõte, et kas nad nüüd mõtlevad äkki, et nüüd on tehtud. Et see oht on nagu olemas. Lõime 2, kõik tuleb küll, aga ei, suutsid hoida fookust korralikult, jäid nagu endale kindlaks, ega oli selge, et Transi võimalus oli see, et Levadia see kõrge liin, mängime sinna taha, seal on Keero, seal on Toke, seal on veel mehi ja Kaptševit, kõik, kes on võimelised jooksma. No ja see Iboro jookseb isegi kõik kinni. Ta jookseb nüüd üks vahet, sinu ette löödud vennad, ta võtab üksinda nad kõik kopasse. No ja võttiski mitu korda seal tegelikult kinni asjad. Ja samal ajal Trans ise üritas tagant lühikesega tulla, ühtepidi jälle nagu alati see tagant lühikesega alustamine, et au sellele, kui meeskond hoiab plaanist kinni, aga kui sa kogu aeg nagu eksid seal, siis ega tegelikult need 2 esimest väravat ka mingil määral tulid sellest, et ikkagi saadi kohe vastase poole peal pall kätte, siis saadi sellest veel enesekindlust, 3. tuli puhtalt sellest, et Schleini söödu Roosnup võttis vahelt, söötis Ainsalule, sealt löödi ära, 3-0, asi tehtud. Hästi naljakas selles suhtes, et vaatasin, meil on kombeks live-ülekandesse, tekstiülekandesse kirjutada statistikat ka Flashscore'i pealt. Vaatasin esimese poole äärel, et kõik näitajad
Trans on kas peal või Viigis, noh nagu seal olid löögid raami, Viigis, nurgalöögid olid vist 2-2. Aga välja arvatud see, et Levadia juhib 3-0. Et no hea näide sellest, et ärge vaadake neid numbreid liiga palju. Ainsalu jälle kohuslik värav kirja siin. Oled õiges kohas, panid jala vastu, eks ta mängib muidugi nüüd ka natukene võib-olla seal... Kurvo Torres leidis lõpuks oma koosseisu, aga vist jäi paar mängu hiljaks, tundub nagu, et need lükked on väga edukaks osutunud, aga see Differdange järgne, see 5 või 6 mänguline periood, kus ta siis... Kusjuures Differdange vastu võõrsil Ainsalu mängis seda kohta ju. Ja lõi ka värava on ju ja noh. Ehk siis oleks sama raud edasi tagunud, oleks praegu... Seal olid muidugi ju, kes seal mängukeelu teenis või kes seal vigastada selle suvi on nii ammu juba, et ei mäletagi. Seal mingid sundkäigud olid vist Ainsalu. Vendel ei olnud sul päris vormis, eks ole, kuigi Joao Pedro oli siis... Seal oli Saaba oli tipus ju toonal. Saaba oli jah, et ta ei saa nagu öelda, et ta ei oleks proovinud ja otsinud, aga jah, kuidagi nagu nüüd töötab, aga jah, hilja peremees. No veel ei tea, kas on hilja, selles mõttes, et... See on jah naljakas, et me oleme nagu kõik nagu arvestanud sellega, et Tammeka on ülemineku mänginud Levadia hooaeg on nagu pekki läinud kõik, eks ole, ja jube halvasti on kõik. Isegi kui need nagu jäävad tiitlist 1 punktiga ilma, päris katastroof ka ei ole, see on Ansipi kriis. Ei tea. Levadias muidugi on, aga ma mõtlen, et mitte nii hull, et nad ei kaotanud nii tiitlit, ma ei tea, 10 punktiga või et nüüd muidugi selge on see, et eesmärk jääb täitmata ja Levadias on eesmärke täpselt 1, eks ole, eriti sellise koosseisuga selle treeneriga. Ei nemad ju, selles mõttes karikavõit on eesmärk, neil oli Euroopas, oli neil eesmärk ju alagrupp, ma ei tea, kas oli unistus või eesmärk, kumb siis oli lõpuks? Ikkagi oli eesmärk, mis välja öeldi. Pluss meistritiitel. Palju sul neid võimalusi tuleb, sa meistrina saad alustada, eks ju, ja järgmine aasta ilmselt praegu... See sõnastati joo alguses kuidagi, et tahaks õigete asjaolude kokkulangevusel ikkagi... No see jah, et kui sa saad mingisuguse kirves loosi seal, siis see on keeruline. Kui Levada põrutab, eks ole, et ma tahan alagruppi, siis see on arusaadav, see on tema soov siiski, nagu eks ole see... Praegu oli loos oli ju pigem hea ju. Lubab, ütleme. Lubas, ma ei tea, unistada, lubas eesmärgi seada. Võrdleme mingite varasemate aastatega, kus sa saad Poola ja Rumeenia meistrid järjest, eks ole, ja nägemist nagu, et siis pole midagi teha. Ei, loomulikult see on, lati alt, ütleme isegi teistpidi, kui sa võtad selle tiitli nüüd viimase vooruga ära, siis ikkagi nagu väga-väga palju see hooaeg nagu jätkis soovida. Aga nii hull asi ka ei ole. Tegelikult see on täiesti must või valge. Lihtne küsimus, kui sa nüüd viimase vooruga võidad on kõik hästi. Kas sa pikendad Kurvo Torrese lepingut? Ja point. Ma ikkagi tahaks arvata, et pigem on kumba pidi on siin ikkagi uue treeneri otsingud ilmselt algavad. Sest kui sa vaatad ka neid koosseise peale, siis selge, et Levadia ei ole sellest koosseisust ju pigistanud kaugeltki nii palju välja, kui on teinud seda Flora, kui teinud seda Kalju. Laivi ajal keegi lugejatest esitas hea küsimuse, et mis positsioonile Levadia peaks nagu uusi mängijaid otsima. Me teame, et äärekaitsest üks mees on välismaale ilmselt minemas, eks ole, et liikumisi vist on veel. Ma oleks väga üllatunud ükskõik isegi, kui ka tiitel võidetakse, aga eriti, kui sellest ilma jäädakse, et liikumisi ei tule, kindlasti tuleb, aga kui ma nüüd mõtlen, mis positsioone kindlasti peaks tugevdama, siis hakkasin kohe mõtlema, et ega probleem ei ole Levadial olnud ju sel ajal selles, et pole nagu mängijaid, hea küll, enne Vendelli tulekut võib-olla see ründaja positsioon, see oli nagu selline, et miks seal ei ole ühte puhast nii-öelda väravamasinat. Aga samas, nägime, et nad suutsid ju seal vangerdades ikkagi nagu ära ka täita ja väravaid lüüa, vähemalt Eestis vaat Euroopas torkas tõesti silma, et oli probleem RFS-i vastu näiteks. Aga ega selle taha ei jäänud asi, et meeskonda ei oleks, asi jäi just täpselt selle taha, et sa ei saa meeskonnast maksimumi kätte. Ehk kui üks positsioon, mida peaks tugevdama, siis mina ütleks, et antud olukorras see on peatreener. Meenutab seda kordusmängu Differdangi vastu kodust, mis oli selgelt ikka treeneri kaotatud mäng. Aga sellele küsimusele on päris raske vastust anda, sest siin, ütleme, ma arvan, päris palju liikumisi sõltub ka sellest, kas õnnestub kuidagi tiitel võita või mitte. Et siis seal võib tekkida neid auke veel, mida lappida veel rohkem. Ma mõtlen teoorias, kui, ma ei tea, keegi paneks Levadiale üleminekute keelu või ostude keelu peale, kus sama satsiga peaks minema vastu järgmisele hooajale, see on ülikõva võistkond. Pole küsimustki. Ja paberil, sa oled ilmselt soosik. See on, kui sa Larseni tõenäolise mineku tõid mängu, siis tegelikult vasakkaitses linnajutud räägivad, et on ikkagi asendaja valmis valitud. Et räägitakse Saliste minekust Paidest. Pigem vist jah, see, et Saliste seal Paides nüüd istunud on viimased mängud, et ei väga juhus ei ole nagu. Aga seal Levadia kaitselinist vist on vastupidises teed ka mõned mehed võtmas ette, et vaatame.
No linna peal on igasuguseid jutte kuulda, aga ma ei tea, see on kahe otsaga asi, kas siin... Ei seal ilmselt mingid allkirjad lepingud ilmselt ei ole. See on see koht, kus me pärast saame jälle pahandada. Et sa pead avaldama, aga samas nagu ei taha nagu kõlakaid levitada. Ei see lepistus ja turist on jutt, eks ju. Pole nagu näinud, eks ole. Võimalik, et lähevad teistpidi. Aga pole näinud paberit, kuhu oleks allkiri pandud, siis... Ei ma ütlen, need on nagu rõhutame, et need on kuulujutud. Kuulujutud, see on ka natuke see asi, et Eestis vahel reageeritakse jube valulikult nendele asjadele, et ma ei tea, oleme siis Fabrizio Romanol ka konto kinni, et mujal maailmas seda ikka juhtub. Ühe mehe lihtsalt mainiks ära, et isiklikult oli talle ilmselt oluline. Gregor Lehtmet Premium liigas lõpuks väljakule nagu. Kusjuures hästi tuli, 15 minutit sai, aga mängis neljandas värevast just nagu osaline ka natukene. Oli küll, ma ütleks küll täiesti. Ja Maksimilian Skvortsov nagu näitas ka, et nii vähe, kui selle Levadia-suguses satsis noormängijana võimalusi saab. Skvortsov võiks ikka rohkem saada, nii palju kui mina teda eelmine aasta, kui ma nägin, siis ma juba vaatasin, et päris hea liigutusega, et ta oli Patrick Kristali hooajal juba ju oli koosseisus nagu aegalt olema. Sellele poisile vähemalt selle põhjal, mis ma näinud olen, võiks küll nagu äkki seda on nurisetud natukene rohkem minutid anda. Nurisetud siin ka, et okei, võib-olla Levadiale Lasello on neid mänge nii hirmus palju olnud, kui asjad tehtud oleksid, nagu nad nüüd olid, et sa saad seal viimaseks 15 minutiks just need Eesti nooremaid poisse usaldada, et välismaalased ju jäid kõik istuma tegelikult seal. Kirss sai oma 5 minutit veel seal lõpus ja lepistu, et see oli ka muidugi nüüd jälle selline natukene, et ma ei tea, palju see on nagu mängija, nimetame seda siis otsesõnu rumaluseks, palju see on nagu treenerite nii-öelda mingi rääkimata jutt või Tambi siis nagu jõuga pea sisse, et see põhjusega ei Borot kiitsid, aga see kollane kaart, mille ta võttis, mis jätab ta viimasest voorust eemale. 3 minutit varem oma vastased saanud punase, sa oled 3-0 ees, 11-kesi 10 vastu, sa oled keskväljal lihtsalt raiuma, nagu võtad omale kollase, selle peale mingis mõttes tuli ära korjata nii Torres kui Peetson väljakult kohe kiiresti. Et eriti Peetson, kui sa nagu Boorist ja Peetsonist, kes mõlemad siis olid ka keeluohus. Keeluohus, just. Et siis tuli kiiresti kohe ära korjata, sest lähed sinna viimasesse vooru, eks ole, nii, et sulle ei oleks ei Boorot ega Peetsonit. Mängijaid muidugi on, saab mängitud, aga ei ole ideaalne lahendus. Vahest inimesed, jalgpallurid ja inimesed teevad nagu selliseid asju, et sa ei saa nagu aru, miks ta teeb ja mida ta teeb ja kuidas ta teeb, et ma olen näinud, kuidas mul meeskonnakaaslane brasiillane, me ääris oma reie pealtset kinnas käes, terve kinnas paksult valge. Küsin ka siis, igaks juhuks küsin, millega me äärime siis. Tuli välja, et kapsikammiga. Et aga läks nagu kapsikammi juba, ma ei tea, kes pole kasutanud, siis seda pandi ju sõrme otsa täis, et terve see kilekinnas oli nagu paksult valge, mul hakkas juba vaatamisest nagu paha. Korralikult. Mis tast sai? Duši all oli pärast. Või mitte pärast, vaid kohe. Aga see vist ei päästnud enam olukorda, siiamaani kipitab. Ja see oli, ma räägin Tammeka Legionärist, Marcellost. 2000, ma ei tea, mis asi see aasta. Nimesi. Aga Levadia võitis ja viimase vooru oli siis olukord selline, Flora 79, Levadia 78, kus Kalju väga kaugel ei ole, 73, eks ju. Kalju 8 võitu järjest, milleks ei enne mainimata Premier Liigas. Aga viimases voorus siis Flora sõidab külla Vaprusele, Levadia sõidab külla Harjule. No sellest Levadia Narva mängust jällegi, et vaata, ja Ainsalu jäi ka oma selle vormi ajastamisega, jällegi ei tea. Kas me saame nüüd nädala pärast saame öelda, kas nüüd tiimis väga täpselt paika, kalibreeris ära või siis jäi 2 mängu hiljaks, et siin veel ju 3-4 nädalat tagasi oli tal väga tagasihoidlikud numbrid, aga nüüd on ta on järjest löönud. Jõhkralt paugutama kukkunud, jah. Topscoorite edatabelisse veel pole sisse saanud, aga võib-olla siin järgmise nädala järel on teine lugu. Ma õigesti vaatasin, siis tal oli enne 24. septembrit oli tal 1 värav. Ta oli 20 mängu järjest. Vabandust, 2 väravat. 2 väravat ja 0 sööta. See oli 2 väravat oli ühes mängus vist Kalev Östa. Aga ta oli 20 mängu järjest mitte väravat löönud siis. 20 mängu järjest oli jäänud väravata. 9-0 mängus oli siis tulnud tal 2 väravat. Ühtegi söötu ka ei olnud. Ja siis 7+1 juurde tulnud. Järjest, kas 7 mängus või natuke vähemas või? Mitu mängu järjest on löönud? 6 mänguga ta on löönud, kas seal mõni oli vahel, kus ta ei löönud? Just on järjest pandud. Võib-olla küll. Aga jah, see selleks. Igatahes Harju ja Vaprus mõlemad teoreetiliselt võistkonnad, kellel nagu
midagi väga, väga kanget enam püüda ei ole, Harju on täiesti selgelt seal 7. naelutatud, Vaprusel on võimalik veel transist mööduda, aga selgelt Floral ja Levadil mõlemal on seda motivatsiooni peaks nagu rohkem olema, et kui kõik läheb nii, nagu on loogiline, siis mõlemad võidavad, aga seal viimase voorus neid ebaloogilisi asju võib ka juhtuda. Ei võib igast asju juhtuda, kus see karikas on siis Märjamaal nüüd seekord siis? Jah, ilmselt küll, et Pärnu ja Laagri ja Pärnu, see on hea sirgi ots. Jah, kunagi oli seal, kus politsei eskordiga koos Sillamäe ja Narva vahel oli see. Seal, ma ei tea, kas seal tehakse mingi mulaaž kuskil igaks üks laagrisse valmis siis. Peab uurima jälle. Peab meelde tuletama. Miks ta ei või poole? Sellest läheb ju tund aega läheb ikka aega, või natuke vähem kui tund aega ilmselt. Võib-olla eskordiga läks vähem. Ford eskordiga või? Sõltub, kes sanga pannakse. Muraka saad, siis on 5 minutit. Roltsi või Marguse? Roltsi jõub krogiks panna selle auto selle ajaga. Marguse siis tuleb panna. Aga Pärnu pole üldse Floral lihtne koht, kui minna. No ei ole, muidugi. Ilmselt minnakse seal 3 päeva varem, on ju. Kui 3 päeva varem lähevad, siis ei tule sealt kindlasti midagi, siis sa küpsetad ennast nii läbi seal selle ajaga. No võt, see ongi nüüd, jällegi Konstantin Vassiljevile nagu selline mõttekoht, kas minna päev varem, muuta mingeid asju või jääda, jah, kas teha mänguväline treening, kas pigem arvan, et jäävad nagu selle juurde, mida ta on kogu aeg teinud, et see on pigem Flora pigem on selline võistkond, kes nagu pigem läheb seda teed tavaliselt. Ja jällegi jalgpalluri vaatamingist vaadates, et oli mul ka oluline, et asi oleks nagu ühtemoodi kogu aeg, nagu on ta siis nii või naa, aga et oleks nagu tead, kuidas ta on. Aga samas mäng on, eks ju, 12:30. Ja suht vara. Ehk siis jällegi see, et kas sa lähed varem kohale või ei lähe, et sa bussiga pead suhteliselt varakult alustama sõitu hommikul siis. No jah, 11 kohale, 1,5 tundi vähemalt sõitu. No okei, mitte väga vara. Väga hull ei ole. See päris Kuressaare otsa ei ole. Aga võib-olla võtad väikse varuga selle, midagi juhtub veel. Aga samas jällegi tähtis mäng, lähme päev varem, puhkame, teeme koosoleku, teeme väikse jalutuskäigu hommikul, korralik hommikusöök. Hinnad all ilmselt praegu off-season. Pärnu ei ole kindlasti kõige hullem koht, kuhu päev varem kohale minna, isegi sügisel mitte. Aktivatsioon seal promenaadil on. Aga Pärnu või see Flora vajab kiiret väravat sealt mängust, see on selge. Ma korra vaatasin, kuidas 2014 oli, et siis oli see, et Pohlak ootab Sinimägedes lahendust. Või tegelikult ei oodanud, tegelikult oli see, et Karikas oli algul, oli Narvas. Karikas liikus vastavalt tulemustele? Ta ei liikunud. Ta oli algul oli Narvas. Kõige tõenäolisemas kohas ja siis oleks nagu vaadatud ümber, et vastavalt vajadusele, kui ma mäletan, et seal juba Narvas kukuti mingil hetkel paugutama ja oli nagu suht selge, et kui mingi timet ei juhtu. Et kui oleks jäänud nagu niimoodi ühe värava otsustada, siis ta oleks sõitnud sinna Sinimägedesse kuskile valmis vaadatud punkti ja siis oleks valmis startima. Need olid suht lähestikku olid need kohad. Ma ei tea, kes neil seal roolis oli, aga seal oli midagi sellist, et nad kaalusid, et 7 minutit. 7 minutit. Aga see on üks asi, mille me välja uurime sel nädalal. Igaüks võib kaardi pealt ise mõõta. Et seal oli täpselt mõõdetud niimoodi, et politsei eskordiga oleks võitnud 2 minutit, seega pole pointi. Ei muuda midagi, et ma ei tea, kes seda mõõtis, esimesed 3 minutit pärast mängu on juubeldamine. 3, mitte 2 ega 4, 3. Siis sellest ma saan aru, selle sa saad nagu tegelikult paika panna, et kuni pannakse kõik need poodiumid, värgid üles, kõik asjad, sellega läheb 10 minutit. Sellega võid nagu arvutada ja saad nagu öelda. Tänapäeval just läheb natuke vähem. Sa saad ju öelda, et mehed, saate aru, täna teil läheb 10 minutit, mitte sekunditki vähem, 10. Ega seal ju keegi ei nurise, kui on võidetud. Ja siis niimoodi vastavalt. Aga ma ütlen, kui see on Märjamaal, siis see on nagu, siis on mõlemad pidi kehv olukord ju. Ei, muidugi on. Et pigem ma arvan, et okei, ma ütlen, ma ei viitsi arvata midagi, aga ütleme, kui sa Märjamaalt alustad, palju Märjamaalt Pärnust sõidab? Pool tundi? Ikka sa linna piirini võib-olla seal kuidagi vajutad, murakad lähevad poole tunniga. Et kui sul igal juhul nagu kehv variant on, et sa pool tundi ootad karikat, see on liiga palju ju. Ei, see on palju. Et see ma arvan ikkagi, seal peab tegema nagu mingisuguse selle topelt variandi. Ma tahaks nagu peast öelda, et meil oli siin ju alles üsna hiljuti. Oli ka mingi sarnane olukord. Ma nagu mäletaks, et siis oli mingit juttu umbes, et me näeme alaliidu presidenti Bugatti Veyronis juuksed lehvimas 320-ga emmale kummale poole, siis jõuab kiiresti. Helikopterid on olemas.
ebaturvaline viis tänapäeval liikuda. Aga ühesõnaga uuri välja. Me uurime välja kindlasti. Mitu minutit on lubatud juubeldada, kõik see on. Aga ma nagu, et saab ju alati kuskilt tellida selle koopia. Ma mõtlengi, et see on kõige lihtsam, kõige turvalisem variant üldiselt. Aga Aivar Pohlakul ka kindlasti mõni see kehadublant on olemas. Halloween oli alles, ütleme siin ühte nägin Instagrami stoorides. Endist sokkanetlast. Endist, jah, isegi jalgpalliliidu töötajad kunagi. Aga mul on nende mõlema, mul on nende mängude suhtes, mul on nagu kuidagi, ma arvan, et Levadia võtab oma mängu nagu kindlalt ära. Miskipärast mingi siuke tunne. Harju võtta. Mingi siuke tunne. Harjul pole midagi kaalul. Aga mul on kõhutunne, et seal Pärnus võib minna parajaks kangutamiseks. Eriti sellega Flora selle Kuressaare mängu pealt kuidagi, et see nagu ikkagi mingisugune paine oli seal justkui nagu sees. Ja minu eest tehti otsus, mina lähen Pärnusse vaatama seda mängu, õigemini kommenteerima, et ei saa nagu valida. Vaprusel ütleme küll tulenevalt Transi mängust ja ikkagi on see 5. koha võimalus õhus. See peaks olema väike motivaator. Vapruse jaoks ikkagi 5 on, ta ei anna mitte midagi. Aga see on klubi rekord on ju, jah? Tahaks ikka, pluss neil ei ole seda, nad ei ole seda Kuressaare punktirekordit ikka üle teinud. Aga neid potentsiaalselt nagu ägedaid stsenaariume on ju kõvasti. Näiteks Floral võetakse mingisuguse ebaausa suluseisu tõttu seal võidu ära. Samas Pärnu klubi Florast laenul lööb seal viigivärava. Pärnu klubijuht on kes? Karl Palatu. Pajo lööb oma värava kogemata. Kujutate ette, mis jutud siis lahti läheb. Ei, variant on. Ja ma ütlen alati, mis mulle meeldib tuua see näide, et asi on kindel kõik. 2 minut õnnetu juhus, me siin nägime isegi selles voorus, mängija libastub, tabab vastast, varriga vaadatakse üle. Lähemegi selle mängu, et me liiga kauaks ei jääks siin lobisema Harju ja Kalev. Selle hooaja esimene siis peaks olema täiesti tühi mäng, mõlemal võistkonnal tabeli koht enne mängu juba selge. Harjul siis tänu sellele Kuressaare punkti kaotusele Florale eelmisel päeval. Daniil Petrunini punane kaart varriga anti ära. Alguses ju ei vilistatud sealt üldse viga. Tegelikult oli ka olukord, pall oli lahtine, Petrunini oli pikali, lõi palli vastu siis vastase jalga ja kohtunik siis kutsuti ekraani juurde vaatama ja sealt ekraani pealt tuvastati, et siis seda kuidagi lõi ära ja siis see jalg jäi kuidagi niimoodi, et ta tabas nagu säärt niimoodi külje pealt korkidega, eks ju. Kui panna stopp-kaader, siis tõesti on see, et on säär, on korgid, on kole. Aga kui hinnata seda, ma ei tea, mis sõnu seal kasutatakse, dünaamikat ja kõik. Seal ei olnud üldse jõudu taga, seal ei olnud üldse jõudu taga. Minu jaoks täiesti arusaamatu otsus, kuidas sa sealt nagu veel muudad nagu ümber selle. Just, pluss see, et kui ta oleks andnud väljakul punase, okei, on mingi argument. Saad nagu varriga toetada seda, et okei, oli tõesti, on ju, jah, on mingi argument, eks ole, et ei hakka muutma varriga, aga just see, et sa muudad varriga selle asja punaseks, ma ei tea, ei meeldinud mulle ka see otsus. Ma nagu kodus olin reaalselt teleka taga, täiesti nagu tühi mäng, nagu ma ütlesin, on ju, ja ma nagu reaalselt hüüdsin, et ära anna, mängime edasi, lähme edasi, ei ole vaja. Mul ei olnud mitte mingitki pidi, ei olnud mingisugust nahka mängus endal, on ju, aga sa tahad mängu näha lihtsalt see tundus nagu nii kuidagi oli selge, et välditav asi, mis sa saad nagu kui Kalev jääb poole tunniga 10, siis ilmselt on pinge mängust läinud. Võttes nüüd kinni, siin vaata selles Tallinna derbis, nüüd karikaderbis oli ju ka oli see Sakarljuka olukord ju, kus ka VAR vaatas ja siis, kuna seal vist minu arust mulle tundus, et videokohtunik siis hindas seda, et seal ei olnud kiirust, ei olnud väga suurt jõudu, okei, seal oli ka korgid läksid maadligi, algus läks maadligi ja siis läks sinna sääre lihase poole kõrgemale, aga seal ei olnud kiirust, seal ei olnud jõudu ja minu arust väga õige, ma isegi üllatusin seal ülekandes, et ta ei kutsunud, aga samamoodi, et võiks peab kindama ilmselt seda ka kiiruseid ja jõu rakendumist. Seal minu arust Petruni asjal, seal ei olnud ju mingit jõudu taga, seal ei olnud nagu lööki, seal ei olnud nagu astumist, seal ei olnud sõitmist sisse. See jalg kuidagi jäi niimoodi ja tabas. Ma ei tea, kas see oli õnnetu, võib-olla see oli natukene mingisugust, seda oli sees, aga nagu kas lastakse sa ei saa ju oletada seda, et äkki mängija tahtis nagu natukene seal maha, näed, eks ole, et ta läheb värava peale, et võtaks maha nagu ta mängis pall. Jõudis väga ilmselgelt esimesena pallini, on okei, see tabamine on nagu teine asi kui pallini jõudmine, aga lihtsalt see kogu komplekt kokku tundus nagu kuidagi nii ebaõiglane Petruni suhtes. Ja kusjuures nagu mis teeb selle totraks veel selle ka, et see ei ole nagu konkreetse kohtuniku pihta, aga et
videokohtunik karikamängul Joonas Jaanovits ja abivideokohtunik sellel Harju ja Kalevi mängul Joonas Jaanovits. Ehk siis täpselt, eks ole, kuidas seal arutatakse, kes seda nüüd otsustab, eks ole, aga koos ikkagi neid asju vaadatakse seal natukene ka, et lihtsalt, et kõige suurem probleem on alati see, et hoidke erinevates olukordades ühtset joont ja seal mängus oli ju selles see penalti käega mängu eest, mis tundus mulle ka veider, et sellest on nii palju räägitud ju, et kui mängija nii-öelda libistab Tsenderusele tavaliselt ette, eks ju, tal on see üks käsi maas toeks, siis kui lüüakse Tsenderus vastu seda kätt, siis vanasti oli penalti, aga nüüd ikkagi kohtunike suunised on see, et see ei ole penalti, et seda kätt pole kuskile mujale panna. Juba mõnda aastat on sellest räägitud. Ja seal üsna ju konkreetselt selline olukord oli, see Tubatškis käsi oli võib-olla natukene tagapool kui otse enda all, aga minu arust küll mitte midagi sellist. Sa selle otse enda alla paned, siis tõenäoliselt saab kuidagi keha raskusega murrad käeluu seal lõpuks. Ei murra, mul ükskord juhtus niimoodi, kui ma ukuleelest läksin magama. Ma ei jõudnud käsi panna. Spordist räägime. Okei, ja et ühesõnaga see ka, et sealt anti penalti, Varr vaatas selle üle ja kinnitas selle ära penaltina, et see tundus mulle ka et okei, ma oleks ise vist teistmoodi otsustanud, aga ju siis kohtunikel on mingid muud. Jälle see, et olemasolevate teadmiste põhjalt, eks ole, ja siis sul ongi jälle Kams, kes laiutab käsi, eks ole. Ma ei saa mitte midagi aru. Mul tuli ka see kohe kangastus peas, et ma ei saa enam aru, mis asi see käega mäng on. Ja mina omakorda pean nüüd ütlema, et Kams, ma saan sust aru mingite olukordade järel, et kui tuleb ka aastus peale, et tahaks ju tegelikult. Ootame hooaja viimast videokohtunikku, siis saab need mõlemad asjad seal lahti võtta. Aga mängust endast väga palju ilmselt ei ole mõtet rääkida. Mäng oli selle Petruunini punasega tehtud. Harju võitis Christopheri Pihtilt 3+1, Eerme ja siis kriisi eemalolekul. Aga seal tõesti, mäng oli selles suhtes tühi, Harju seal andis debüüte. Ja ikkagi, nagu sa ütlesid, et see tuli küll päev enne juba see teadmine, aga Harju jäi püsima ja väga tublilt püsima ikkagi. Väga tublilt ja äge on see, et Nuumai ütles välja ka, et tegelikult sisimas, ma ei tea, kas klubi sees või meeskonna sees, siis tegelikult ambitsioonid on veel suuremad ja kõrgemal, et siit võib hea kotkust edasi minna, vaata, olenebki palju sellest, mis neil kahe hooaja vahel sellest võistkonnast alles jääb, Eerme Sillamaa on kindlasti esimest kaks ilmselt, kes on seal nii-öelda potentsiaalselt müügiartiklid või edasimineku artiklid. Sillamaal oli pikk leping minu meelest, nii et ja mõtlen, tema on ju müügiartikkel, et aga ükskõik, kuidas seda võtta, kas müügiartikkel või samm edasi nii-öelda kandidaat, et seal, aga see võistkonna mingisugune baastase on päris korralik. Harjul on tegelikult ju praegu hea vaadata, et võtta see, et kui Vaprus suudab, miks me ei peaks suutma. Et see koosseisude vahe nüüd nii meeletu ka ei ole. Et 35 punkti praegu ja pluss neil täitsa okei, nad langesid ju vaata vahepeal, okei, siin tuleb arvestada seda, et nad mängisid pikalt võõrsil, eks ole, staadioni remondi tõttu ja kõik asjad, aga mäletan, mingi hetk oli, kus nad langesid ikka eelviimaseks, nad olid ju väga pikalt võiduta. Päris must hetk oli üle 10 oli ju mingit ilma võiduta mängida. Talvest mõelda, siis tegelikult neil on, nüüd on üks suur pluss veel olemas, neil on see kunstpurru on uuendatud, ma tean, ma paari mängijaga rääkinud, kes rääkisid, et jah, Harjust oli pakkumine laual ka, aga mitte, et see oleks peamine põhjus olnud, aga et see oli üks põhjus, miks ei tahetud minna, et mõtles, et treenid ja mängid selle vana kooli vaiba peal põhimõtteliselt on ju. Nüüd seal on uus kunstmuru olemas, ega nad väga pole ju ka võtnud selliseid teisi nii-öelda klubi väliseid mängijaid, nüüd teab, mis palju on ju Eestist, ma ütlen, Kaspar Laur võib-olla on üks süke näide, kes tuli, eks ju, tuli Kalevist, kes ei olnud enne Harjuga kuidagi seotud olnud, aga enamasti need Eesti mängijad, kes nendega liituvad, nad ei ole sellised kogenud Eesti mängijad ju täie juurde võtnud endal tegelikult, et võib-olla sel talvel kas pole võtnud, võib-olla saanud? Jah, mõtlengi, pole võtnud, võib-olla saanud, et sel talvel ilmselt on see aken nende jaoks kindlasti natuke rohkem lahti ka, et mängijad julgevad sinna minna ja mängijad tahavad sinna minna rohkem. Jah, kus sul ikka vahepeal, ma vaatan seeria, kus sul on 17 mängust 2 võitu, pluss siis 3 viiki ka veel, et ikka väga vähe ja 2, 4, 6, 8, 9 mängu, kus ta saad 2 punkti. Ja selle pealt tulla niimoodi tagasi. Okei, siin oli vahepeal ka neil, see oli küll tugevate vastu, 4-mänguline kaotuste seeria, aga see hooaja lõpp on jälle ilusti ülesmäge läinud. Et eks see koju tagasi jõudmine ja viiski emotsionaalselt üles ka jälle,
aga väga, väga tubli hooaeg Harjult. 35 punkti, täiesti korralik saldo, viimane mäng Levadiaga muidugi ees, sealt me rääksime, et Markus arvab, et Levadia võtab väga kindlalt ära selle, tõenäoliselt niimoodi läheb, eks ju, aga isegi see 35 punkti väga, väga soliidne hooaeg, tegelikult tugev töö. Jah, ja ikkagi siis ülemineku mängudest, kui ma õigesti vaatan, vähemalt 5 punktiga pääsed. Jah. Vot nii et algab siis põhihooaja viimane nädal, ütleme Premier League'is, siis tiitli võitja saab selgeks juba selle nädala lõpuks. Nii et ootame huviga, mis saama hakkab. Ja, ma tahaks veel korra eestlastest välismaal rääkides ikkagi vaatan Mattias Käit ja Tõun. Kindel liider Šveits. Kui sa siin nagu räägid sellest, et kes siit kuskilt Harjust edasi liigub, siis kuhu Seemes edasi läheb? Ole kõigepealt seal, võida meistritiitel ära, mängi meistrite liigas näiteks, võtame kõigepealt selle, et ei ole seal vaja kuskile edasi liikuda. Jah, aga ei, vägev. Et, esiliigast tõusnud meeskonnana tuletab meelde, et see Šveitsi liiga on seda nagu kuidagi segane, et tuletab meelde see Zürichi, kus Mets tuli Šveitsi meistriks ja siis olid järgmine aasta relegationis. Langes põhimõtteliselt välja, et jah, see tasub meelde tuletada ja käidist rääkides, ega koondis ka ju koguneb juba varsti, et järgmisel esmaspäeval või nädala pärast juba kogunebki koondis juba. 10 päeva pärast on mäng ju. Jah, Norra võõrsil on ju. Järgmisel esmaspäeval on koondis koos ja intekad ajad jälle ja kõik. Hea meel näha, et Alex Mattias Tamm karikas lõi värava, sai kohe nüüd liigamängus algkoosseisus suisa. Üle tükki aja, jah? No jah, 2 mängu istus, aga algkoosseis üle tükki aja. Vahepeal istus ju oli 2 mängu üldse koosseisust väljas, et Shane jälle tagasi algkoosseisu saanud, Kristal tegi, siin Kuram on terve jälle, kui me siin nüüd küll nagu siin Javski andis värava söödu. Räägime. Siis Kristal istus ju vahepeal. Javski värava sööt oli päris see oli kõva sööt. Aga see, kuidas ennem selle vennaga, see vend liiviseb siiamaani, see, kes oli Spageks läks. See oli see klassikaline, see Solcampbelli liug. See tuli päris korraliku hooga. Kaadrist välja ilusti istmiku peal. Aga jah, muidugi mulle meeldis see, kuidas väravalööja, ma ei vaadanud, mis positsiooni mees oli, aga tundus, et ta nagu karistusalas väga mugavalt ennast palliga ei tunne. Nagu. Läks löögile, sätti, siis mulle meeldis, kuidas vaatas niimoodi kaitsete tagant. Läkski sisse. Sest väravavaht lasi kuidagi... Löök ise oli tegelikult ju suhteliselt kehv nagu otse madal, et värava peale otse. Aga väravat tegi mulka. Väravaid oskavad ka Tšehhi. Ta ei ole seda trenni teinud, et kuidas sealt targi vahelt mitte lasta. Imes ilusti sisse. Ja muidugi mees, kellel oli täitsa kummaline päev, oli Maksim Baskotši, kus rääkisime siin statistikast ja selle ekslikkusest, siis teed rohkem pealelööke, XG on sul 2,31, vastase 1,21 vastu ja sa kaotad 0-4 selle mängu. Täitsa müstik. Aga jällegi oleme nagu selles mõttes rahulikud, et Baskotši jaoks on oluline see, et ta mängib seal, ta on põhimees kõvas liigas. Belgia liiga taset me ei tunneta ilmselt nii hästi. See on väga kõva. Väga kõva. Mis ta on 8 või midagi? Top 10 selgelt sees, võib-olla isegi seal vaatad 6. lähemal kui 10. Et kui enne eelmist koondise akent oli, nagu just vaatasid, et meestel siin kuivavad minutid kokku ja siis pärast koondise akent mõnel nagu eriti veel, siis nüüd on jälle hops kuidagi, kui palju nüüd tuleb koondise akent muidugi uuesti peale. Kui palju üks nädal muuda, ei no jaa, aga me tahame, et nad koondisesse tuleb. Nojah, sama Sein endiselt istub ja Mets mängib. Metsal ei olnud, ütleme vist minu mõist ka individuaalselt nagu kõige parem päev, kuigi ta jäi seal ka nagu mingites olukordades väga üksinda kaitses seal viimase mehena katma, aga ikkagi nagu meeskondlik käkk, et saad tabeli viimaselt, kes sai vist esimese võidu. No seal oli tabeli viimaselt, ikka saun oli 0-4. Vot nii. Päris kole, jah. Tõmbame siit saatele joone alla, pikk ette ise järele episood 347 oli selline, aitäh kõigile kuulamast, vaatamast ja kohtume juba järgmisel nädalal.